Pärast Krimmi hõivamist 2014 aastal teatas Venemaa president Vladimir Putin, et poolsaar jääb nüüdsest ja igaveseks Venemaa osaks. Kuid 12 aastat hiljem tundub see lubadus Putinile üha võimatum täita. Kuna Ukraina kaugmaa drooni- ja raketirünnakud piirkonnale intensiivistuvad, katkestades selle varustusliinid ja viies poolsaare enneolematuse kriisi, näib Venemaa kontroll Krimmi üle nõrgem kui kunagi varem. Tegelikult võib Putin ise olla ametlikult loobunud igasugusest lootusest piirkonda hoida ja tema enda rahva tegevus tõestab seda. Ajaloolaste jaoks ei tule need sündmused üllatusena. Paljud suured maailmavõimud on läbi aegade nõudnud Krimmi poolsaare kontrolli enda kätte, kuid ükski neist pole suutnud seda igavesti hoida. Regiooni varaseim teadaolev sissetung pärineb juba aastast 513 e.Kristine. Just siis alustas Pärsia impeerium Dariuse esimese juhtimisel suurt sõjakäiku sellesse piirkonda. Aastasadade möödudes läks kontroll kreeklaste, roomlaste ja isegi Bütsantsi impeeriumi kätte. Krimmi esimene suur piiramine toimus 14. sajandil. Kuldhordi ehk mongolite väed sihtisid genovalaste kontrolli all olnud Kaffa linna, mida tänapäeval tuntakse Feodosiana. Mongoolid piirasid ja ründasid linna aastatel 1343–1346. Kuni neid tabas lõpuks katkuepideemia. Ründajad ei tahtnud piiramist lõpetada ega koju naasta, vaid korraldasid hoopis ühe maailma esimestest bioloogilise sõjapidamise näidetest. Nad häitsid katapuldiga katkuga nakatunud laipu linna, mis sundis genovaalasi mitte ainult põgenema, vaid viis ka musta surma levikuni üle Vahemere ja kaugemalegi. Järgnenud sajanditel Krimmis toimus veel palju piiramisi, sissetunge ja vapraid, kuid lõpuks siiski lootusetuid viimaseid vastupanukatseid. Näiteks oli legendaarne Sevastopoli piiramine, mis toimus Krimmi sõja ajal ja kestis peaaegu aasta, oktoobrist 1854 kuni septembrini 1855. Sellest võttis osa liitlasriikide koalitsioon, kuhu kuulusid Suurbritannia, Prantsusmaa, Osmanite impeerium ja Sardiinia, ümbritsedes ja pommitades linna, mida venelased püüdsid kaitsta, ehitades selle ümber suure bastionide vöö. Kuigi haigused, külm ja nälg nõudsid liitlasvägedelt oma osa, lõpuks jäid nad siiski võitjateks, sundides alles jäänud venelased põgenema. 1920 aastal oli Krimm Vene kodusõja ajal antibolševistliku Valge armee asupaik. Väekillustatud jäänused püüdsid hoida Perakopi maakitsust, kitsast maismaasilda, mis ühendab poolsaart mandriga, vastu lähenevad Punaarmeed. Neil õnnestus võita piisavalt aega, et umbes 150 000 sõdurit ja tsiviilisikut saaksid mere kaudu Istanbuli poole põgeneda. Kuid lõpuks murdusid nad vastasjõu ülekaalu all. Teine maailmasõda andis meile veel ühe näite sellest, kuidas Krimm pole sugugi mingi läbitungimatu kindlus, vaid tegelikult üks raskemaid paiku maailmas, mida enda käes hoida. 1941 aastal, kui teljeriigid katkestasid maismaateed Krimmi poolsaarele, taandusid Nõukogude sõdurid sadamalinna Sevastopoli. Sakslased tegid aasta viimastel kuudel mitu ebaõnnestunud katset linna vallutada, enne kui lõpuks koondasid tohutu väe ja pommitasid Sevastopoli raskete raudtee suurtükkide ning Luftwaffe õhurünnakutega. Juuliks 1942. Nõukogude kaitseliinid olid peaaegu kokku varisenud. 10 000 sõdurid kas tapeti või võeti vangi ning teljeriigid kindlustasid Krimmi üle kontrolli. Vaid paar aastat hiljem, 1944 aastal, võtsid Nõukogude väed kontrolli tagasi, kopeerides natside taktikat. Esmalt lõigati Saksa armee maalt ära ja seejärel koondati Sevastopoli enda pihta massiivne tulejõud. Kuigi detailid erinevad, paljud neist näidetest toovad esile Krimmi sarnase koha hoidmisega kaasnevad põhilised raskused. Ja need raskused taanduvad lõpuks ühele lihtsale asjale. Midagi, mida isegi maailma kõige võimsamad ja jõukamad riigid ei suuda kunagi täielikult kontrollida. Geograafia. Krimmi ainulaadne geograafia on ühtaegu tema suurim tugevus ja suurim nõrkus. Seda kaitsevad looduslikult suured veekogud idas, läänes ja lõunas näiteks. Aga see tähendab ka seda, et maismaaühendus on äärmiselt piiratud. Tuhandeid aastaid oli ainus võimalus Krimmi maismaad mööda siseneda või sealt väljuda põhja poolt, läbides Ukraina lõunapiirkondi. Ja kuigi poolsaar on teatud ressursside poolest rikas, ei ole ta isevarustav. Iga võim, kes tahab seda kontrollida, on alati pidanud leidma viise, kuidas toimetada piirkonda toitu, kütust, vett ja muid tarbeid. See ongi võtmeküsimus. Varustusliinid. Väga paljudel juhtudel läbi ajaloo on sissetungivad väed keskendunud nende liinide läbilõikamisele, et muuta Krimm oma vaenlase jaoks kontrollimatuks. Kui toit ja kütus enam ei liigu, on vaid aja küsimus, millal okupatsioonivägi peab valge lipu heiskama või taanduma. Me oleme seda täpselt sama stsenaariumi näinud ikka ja jälle kordumas. Korduvalt ja korduvalt. Poolsaare isoleerimine eelnes selle kaitsjate lüüasaamisele.
Ei olnud tähtis, kui kõrged olid nende kindluse müürid, kui palju kindlustusi nad püstitasid, kui palju kaevikuid nad kaevasid või kui palju punkreid nad ehitasid või kui hästi nad suutsid tõrjuda sissetungijaid, kes liiga lähedale jõudsid. Lõpuks pidid nad alati alla andma, kui ressursid otsa said. Ja need samad ajaloolised õppetunnid kehtivad ka tänapäeval. Pärast Krimmi ülekontrolli haaramist, Vladimir Putin näis uskuvat, et raske osa on nüüd läbi. Tegelikkuses oli see alles algus. Poolsaare hõivamine pole kunagi tegelikult olnud nii raske. Selle hoidmine on tõeline väljakutse. Mingil määral näis Vladimir Putin sellest aru saavat. Ajaloolised sündmused mõjutasid tõenäoliselt tema otsust anda korraldus ehitada Kertši väina sild. Näiteks see 19 kilomeetrine. 19 kilomeetrit inseneritööd, mille ehitamine maksis peaaegu $4 miljardit ja mis ühendas Krimmi idatipu Venemaa mandriosaga. See avas poolsaarele uue sisse- ja väljapääsu. Kui ta 2022 aastal andis korralduse täiemahuliseks sissetungiks Ukrainasse, keskendus Vladimir Putin ka võtmetähtsusega piirkondadele, mida ta vajas täieliku kontrolli saavutamiseks niinimetatud maismaa koridori üle, mis ühendab Venemaad Krimmiga, nimelt Donetski, Zaporižja ja Hersoni oblastid. Loogika oli selge. Kui Vladimir Putin kontrollib Krimmi ümbritsevaid alasid, ei oleks ühelgi vaenlasel, olgu selleks Ukraina või isegi NATO, võimalik varustusteid läbi lõigata ja piirkonda isoleerida. Vähemalt nii see paistis. Siis leidis Ukraina uue strateegia, mis võimaldas neil katkestada Krimmi ühendused ilma, et oleks vaja kontrollida Hersonit või Zaporižjat. Strateegia, mis avaldus Middle Strike'i kampaaniana, mis algas 2026 aasta aprilli alguses. See hõlmab Ukraina vägede ühesuunaliste ründedroonide kasutamist, et sihtida transporditeid ja logistikasõlmi, mida Venemaa kasutab Krimmi varustamiseks. Alates kampaania algusest oleme näinud üha rohkem lööke Kremli sõjalise logistika vastu okupeeritud Ukraina piirkondades, eriti keskendudes niinimetatud Novorossija maanteele. See on peamine maantee, mis ulatub rahvusvahelisest piirist kuni Krimmini ja on aastaid olnud peamine arter. Venemaa tugineb sellele, et viia poolsaarele vägesid, sõjatehnikat, toitu, kütust ja muud vajalikku. Seda sama maanteed on Vene sõdurid ja sõjablogijad hakanud kutsuma surmamaanteeks. Ukraina droonirünnakute tohutu intensiivsuse ja tõhususe tõttu, mis on süütanud veokid põlema ja muutnud terved kolonnid rusudeks. Ukraina on keskendunud ka kõigi teiste poolsaarega ühenduste katkestamisele, rünnates korduvalt ja ähvardades Kertši väina silda ning hävitades Venemaa raudteeparvlaevad ja niinimetatud varilaevastiku alused, mis suunduvad Krimmi poole. Lühidalt öeldes, selle asemel, et alustada mingit kulukat maismaarünnakut, mis võiks kaasa tuua suuri kaotusi ja nõrgendada Ukrainat teistes piirkondades. Rindejoone Kiievi väed on selle asemel kasutanud nutikalt oma pidevalt laienevat droonide armeed, et muuta Venemaal Krimmi varustamine ja tugevdamine võimalikult keeruliseks. Esmapilgul ei pruugi see nii tunduda, aga nagu elus Ameerika Ühendriikide armee kindral Ben Hodges hiljuti ütles intervjuus saates Global Gambit, see on sisuliselt klassikaline piiramistaktika. Hodges märgib, et Ukraina on pühendunud poolsaare isoleerimisele, rünnates transporditaristut, millest see sõltub. Selle tulemusena selgitab Ameerika Ühendriikide Euroopa maavägede endine ülemjuhataja, et paljud inimesed lahkuvad piirkonnast. Mitte ainult õnnetud, pettunud puhkajad, vaid isegi mõned valitsusametnikud. Inimesed, kes mõistavad, et Krimmist on saamas lõks, kui nii võib öelda, ja nad tüüavad sealt lahkuda. Ja ühe Vene ametniku sõnul võib Vladimir Putin olla juba leppinud sellega, et ta on poolsaare üle kontrolli kaotanud. Aga enne kui me täpselt räägime, mida öeldi, vaatate te sõjasaadet. Ja kui te pole veel tellinud, siis nüüd on õige aeg seda teha. Kuigi Vladimir Putin pole avalikult Krimmi kriisi tunnistanud ja Kreml jätkab oma klassikaliste propagandataktikate kasutamist, et draamat pisendada, siis üks ekspert, Moskvas sündinud majandusteadlane Igor Lipset, usub, et Venemaa president juba rakendab Krimmi põgenemisplaani. Intervjuus Mark Feiganiga, endise Venemaa Riigiduuma liikmega, kes töötab täna inimõiguste aktivistina, Lipset väitis, et Vladimir Putin on juba alustanud Krimmist tagasitõmbumist ning valmistab ette samme, et seda otsust avalikkuse silmis õigustada. Ta selgitas, et presidentil ei ole kavatsust korraldada humanitaarset evakuatsiooni ega rohelist koridori Krimmi lõksu jäänud venelastele, sest Kremlile oleks liiga alandav paluda Ukrainalt rünnakute peatamist, et evakuatsioon saaks toimuda. Selle asemel Moskva kavatseb sellel teemal vaikida ja hiljem süüdistada Ukrainat, kui inimesed paratamatult surevad piirkonnas kiiresti halvenevate ja üha ohtlikumate tingimuste tõttu. Humanitaarsest vaatenurgast tuleks inimesed evakueerida ja need, kes saavad, peaksid lahkuma silla kaudu. See on ilmne, kuid seda ei juhtu. Putin ütleb, et inimesed surid Ukraina tõttu. Teda ei huvita, kui palju tsiviilisikuid Krimmis sureb, olgu need lapsed või eakad, ravimite, elektri või toimivate haiglate puudumise tõttu. Ta peab omaenda sõda.
ja tavalised venelased on tema jaoks ohverdatavad. Sama intervjuu ajal võrdles Lipsits olukorda Krimmis ka piiramisega, öeldes veepuudus. Elektrivarustus muutub ebastabiilseks pärast edukaid Ukraina rünnakuid energiataristu vastu. Peale Krimmi silla on sideühendused suures osas katkenud. Krimmist lahkuvate autode järjekorrad on rekordtasemel. Venelased said äkitselt aru, et peavad kohe lahkuma. See on nii murettekitav kui ka absurdne. See näitab väga madalat teadlikkuse taset Venemaal. Tõepoolest, kuni 2026 aasta varasuveni näis Vene avalikkus üldiselt uskuvat, et Krimm on täiesti turvaline. Paljud broneerisid sinna puhkuse soojadeks suvekuudeks, kavatsedes nautida poolsaare löögastavaid kuurorte, spaasid ja randu. Samal ajal, kui väidetavalt on 100 000 venelased pärast ebaseaduslikku annekteerimist 2014 aastal Krimmi alaliselt elama asunud. Paljud neist inimestest tegid need otsused selle põhjal, mida Putin neile ütles. Ta väitis, et Krimm oli ja jääb igaveseks Venemaa omaks. Ta väitis, et see on turvaline paik, mis on naasnud oma kodusadamasse ning julgustas aktiivselt Vene kodanike poolsaart külastama, sinna kodusid ostma, ettevõtteid rajama ja nii edasi. Inimesed uskusid teda ja suundusid massiliselt Krimmi. Nüüd aga näevad nad oma tegude vigu, kuid paljude jaoks on juba liiga hilja. Loomulikult ei sihi Ukraina otseselt tsiviilisikuid. See pole nagu Venemaa. Ukraina ei pommita tahtlikult inimeste kodusid ega lase õhku haiglaid, kirikuid ja koole. Kuid piirkonna varustusliine katkestades, Kiievi väed muudavad elu seal palju raskemaks, mitte ainult sõduritele, vaid ka tavalistele inimestele. Piirkonnas on välja kuulutatud eriolukord. Kohalikelt on suures osas keelatud kütuse ostmine, kuna seda on nii vähe ja paljud kodud ja ettevõtted seisavad silmitsi korduvate elektrikatkestuste ja veepuudusega. Selle tulemusena tormavad paljud Krimmis elavad või puhkavad venelased lahkuma, moodustades miilipikkused autode järjekorrad Kertši väinasilla suunas. Ja lugematu arv inimesi postitab sotsiaalmeediasse, et väljendada oma hirme ja pettumust, kutsudes kaasmaalasi Krimmist lahkuma või sellest eemale hoidma. Samuti pöördutakse otse Putini poole, kritiseerides tema näilist tegevusetust. Jällegi kannatavad tavalised inimesed oma presidendi ülbe käitumise tõttu. Putin võiks selles osas midagi ette võtta. Ta võiks suunata vägesid ja ressursse Krimmi evakueerimise abistamiseks. Ta võiks avalikult tunnistada probleemi ja öelda inimestele, et teeb kõik endast oleneva, et neid aidata. Ta võiks käituda auväärselt ja luua humanitaarkoridori, et tagada oma rahvale võimalus piirkonnast turvaliselt lahkuda. Aga ta ei ole seda teinud ega tõenäoliselt tee ka. Selle asemel jääb ta valikuliselt vaikseks, lootes, et ülejäänud Venemaa ei märka, milliseks põrguks Krimm on muutunud, toetudes oma tuttavatele valede ja propagandataktikatele, et kriisi varjata. Kuid nagu märkis doktor Orhan Dragas, Serbia julgeoleku ja rahvusvaheliste suhete ekspert Kyiv Posti artiklis, televisioon võib igavesti korrata, et Krimm on Vene oma, aga see ei suuda stabiliseerida elektrivõrku, täita kütusepaake, tagada regulaarseid tarneid, lühendada ooteaegu sillal ega veenda peresid jääma paika, kus nad enam ei usu, et nad on turvalised. Alates 2014 aastast on Vene valitsus kasutanud Krimmi kui ülimat poliitilist sümbolit. See on olnud Putini kroonijuveel ja selle, mida ta nimetab uppumatuks lennukikandjaks, annekteerimine tundus aastaid tema suurima triumfina. Isegi siis, kui algas täiemahuline sissetung Ukrainasse, Venemaa kontrolli Krimmi üle ei tundunud kunagi olevat küsimärgi all. Kohti nagu Donetsk ja Luhansk kirjeldati kui konfliktitsoone ja lahinguvälju, kuid Krimm jäi rahulikuks, stabiilseks ja kindlaks piirkonnaks, maaliliseks puhkusepaigaks ja sümbooliks Venemaa võimele mitte ainult territooriumi vallutada, vaid ka seda hoida. Sõltumata sellest, kuidas see niinimetatud sõjaline erioperatsioon Donbassis kulges, Vladimir Putini kujutluses lausid tõenäoliselt põlvkonnad venelasi tema nime ja tähistasid tema pärandit kaua pärast tema lahkumist, nautides Musta mere randu veel aastakümneid. Ukraina on selle unistuse 1000 killuks purustanud, tuues Vladimir Putini oma tähelepanuväärse Middle Strike'i kampaaniaga maa peale tagasi. Mineviku õppetunde arvestades on Ukraina järginud Krimmi sõja liitlasvägede koalitsiooni, Vene kodusõja Punaarmee ja isegi teise maailmasõja teljeriikide jälgedes, isoleerides poolsaare, katkestades selle varustuse ja muutes selle hoidmise peaaegu võimatuks. Ja pole vahet, kas Putin tunnistab seda või mitte. Faktid räägivad iseenda eest. Logistika kukub läbi, ressursid ei liigu, inimesed paanitsevad ja kõik märgid viitavad sellele, et olukord ei lähe niipea paremaks. Tegelikult on tõenäoline, et see läheb ainult hullemaks. Ukrainal on olemas relvad, mida ta vajab oma kampaania jätkamiseks
ja ta on juba hakanud rünnakuid intensiivistama. Näiteks juunis registreeriti neid palju rohkem kui mais. Samuti hävitas Ukraina mitu varilaevastiku alust, mida Venemaa oli püüdnud kasutada varustuse toimetamiseks Meritsi Krimmi ning tal on selgelt olemas vahendid, et rünnata või isegi hävitada Kertši väina sild, kui ta seda soovib. Sõjavarastel aastatel polnud poolsaar lihtsalt turvaline koht, kuhu venelased puhkama läksid. See oli ka tohutu sõjaline logistikasõlm. Lõunapoolne baas, kust Kreml võis rünnata Hersonit ja Zaporižjat või tulistada rakette ja drooniparvi sügavamale Ukrainasse. Kuid see pole enam nii. Nagu doktor Dragas ütleb, on Ukraina muutud Krimmi turvalisest tagalast pideva ohupiirkonnaks. Ja see ei peatu. See jätab meile ühe lihtsa küsimuse. Mida teeb Putin edasi? Lipsitsi ja Peiste sõnul see surve võib lõpuks osutuda Vene presidendile liiga suureks. Dragas usub, et ta võib proovida kriisi killustada väikesteks ettekääneteks, võltsides lugusid sabotaažist ja tehnilistest riketest piirkonnas, süüdistades kohalikku administratsiooni piisavate hooldus- ja kontrollistandardite mittejärgimises ning lõpuks süüdistades Ukrainat selles, et nad ründavad julmalt piirkonna süütuid Vene kodanikke. Nii tegutseb Putin. Ta otsib patuoinaid ja lükkab süü nii kaugele endast eemale kui vähegi võimalik. See võib mõne Vene elanikkonna osa puhul töötada, aga see ei hakka toimima sadade tuhandete inimeste puhul Krimmis endas, kes näevad, kuidas nende elu päev-päevalt halveneb. Inimesed, kes kannatavad elektrikatkestuste ja kütusepuuduse käes, pered, kes ei saa enam tulesid põlema panna ega piisavalt toitu endale hankida ja puhkajad, kellele nende president müüs vale ning kes teadmata broneerisid reise lahingutsooni. Nagu doktor Dragas ütleb, Putini Krimmi loo suurim nõrkus peitub lubaduse olemuses endas. Ta ei öelnud lihtsalt, et Krimm on ajutiselt okupeeritud või vaidlusalune sõjatsoon. Ta ütles, et see on igaveseks Venemaa. Nüüd on need sõnad talle endale vastu hakanud töötama. Sügaval Venemaa sisemuses toimuvad tagurpidi näljamängud. See ei käi viimase ellujääja kohta. See käib eliidi kohta, kellest paljud on Putini lapsepõlvesõbrad, kes üritavad Venemaa juhist eemale pääseda, et nad poleks lähedal, kui mahajäänud mees otsa leiab. Klassikaliste näljamängude stiilis pöörduvad need eliidid üksteise ja Putini vastu. Kõik, mis paneb Venemaa toimima, variseb kokku reetmise, poliitiliste manöövrite ja lausa väljarände segaduses. Me näeme Venemaa kokkuvarisemist reaalajas, aga see toimub kaugel lahinguväljast. See, mis praegu Venemaal toimub, ei ole üheselt mõistetav põgenemine. Sa ei näe eralennukeid, mis viivad Putini siseringi liikmeid minema, kui nad teda füüsiliselt hülgavad. Ega kuule sa nende siseringi liikmetelt eriti midagi nende otseste kavatsuste kohta teda reeta. Asjad ei käi Venemaal nii. Praegu toimub väga palju asju varjus. Aga ärge eksige, eliit lahkub, kuni neil veel võimalus on. Ainult, et nad ei lahku füüsiliselt. Selle asemel toimub väljavool ühest asjast, mida kõik need inimesed, siseringi liikmed ja oligarhid kuni Putini endani välja, hindavad rohkem kui midagi muud. Raha. Kuna Venemaa sissetung Ukrainasse põletab iga päev $827 miljonit ja Putin ei näita mingeid peatumise märke, sest tema kinnisidee Ukraina suhtes on vallutanud kogu tema olemuse. Mehed, kes hoiavad Putinit võimul, hüppavad vaikselt alt ära. See on näljamängud vastupidi. Putin jääb üksi kukkuma, samal ajal kui ülejäänud jäävad ellu. Putini režiimil hakkab aeg otsa saama, sest Venemaal on nüüd rohkem raha vaja kui kunagi varem, et jätkata oma sissetungi ja siseringi inimesed ning eliit teevad kõik, et Putin ei saaks oma räpaseid käsi nende raha külge panna. Bloomberg avalikustas selle väljarände ulatuse 16. juuli raportis. Seal öeldi, et mõned Venemaa rikkaimad inimesed, kes on enamasti oma positsioonil tänu lähedusele Putinile, saadavad miljardeid dollareid oma rahast välismaale, et Putin sellele ligi ei pääseks. Need eliidid tahavad vältida Putinile lähedal olemise lõkse, olgu selleks siis juht, kes tuleb almusepurgiga ja palub annetusi oma eesmärgi toetuseks, või despootlik president, kes võtab lihtsalt üle varad, mida talle vabatahtlikult ei anta. Mõte on siin lihtne. Kui raha ei ole riigis, siis ei saa Putin sellega midagi teha ega seda endale võtta. Bloombergi andmetel ulatub see raha väljavool hinnanguliselt kümnetesse miljarditesse dollaritesse, kuna 6 jõukat venelast ja teised Venemaa eliidiga kursis olevad isikud on neile kõik sama rääkinud. Paljud Venemaa rikkaimad inimesed teevad oma investeerimisportfellides ulatuslikke muudatusi. Paljud neist paigutavad raha krüptovaluutasse ja kullasse, samal ajal kui teised paigutavad raha välismaistesse investeerimisfondidesse ja kinnisvarasse. Eriti Pärsia lahe piirkonnast on saamas üha enam pelgupaik neile, kes soovivad oma vara Putini eest varjata.
Ükski neist asjadest ei tohiks Venemaa juhile üllatusena tulla. Ta on selle olukorra iseendale tekitanud. Vladimir Putin uskus, et kuna just tema oli see mees, kes tegi paljudest Venemaa praegustest oligarhidest need, kes nad täna on, andes neile vastutasuks ennekuulmatu rikkuse selle eest, et nad senist korda ei kõigutaks, et need inimesed jäävad talle tema raskel hetkel lojaalseks. See oli vale arvestus. Kui sa ostad inimesi, keda huvitab ainult raha, need inimesed ei anna seda raha sulle tagasi, kui sa seda küsima tuled. Putin on proovinud. Me mainisime varem annetusi. Märtsi lõpus teatas Guardian, et Putin palus aktiivselt Venemaa eliidilt raha, mida ta saaks kasutada oma hullumeelse sõja rahastamiseks. Need eliidid näevad igapäevaseid kulutusi ja teavad, et Venemaa kaitsekulud on tõusnud üle 160 miljardi dollari ning tõusevad veelgi. Enamik ignoreeris annetuskutseid. Putin on tekitanud ka usaldamatust oma siseringi seas. Alates aastast 2024 on Kremli heaks kiidetud võimud regulaarselt vara konfiskeerinud. Sihiks Venemaa rikkaimad inimesed, eriti need, kes on püüdnud säilitada mingisuguseid sidemeid Venemaast väljaspool oleva maailmaga. Aga need konfiskeerimised viivad Putini ainult teatud piirini. Lõpuks sunnib tema meeleheitlik vajadus Ukraina sõja rahastamiseks teda pöörama tähelepanu kõigile Venemaal, kellel on raha, olgu nad sõbrad või vaenlased. Sõbrad näevad seda samuti. Ja just sellepärast võtavad nad oma raha nii kiiresti välja, kui suudavad. Tegelikult näeme juba, et see juhtub. Arkadi ja Boris Rotenbergi lugu näitab, et Putin teeb kõik, et ise ellu jääda, isegi kui see tähendab talle kõige lähedasemate inimeste hävitamist. Need vennad on Putini kauaaegsed sõbrad. Nad on isegi olnud Putini judopartnerid, aidates tal otseselt kujundada oma kuvandit kui suurest tugevast mehest, kes suudab Venemaad kaitsta. Aga kui asi läheb tõsiseks, Putin loobub sellistest lojaalsustest, et oma sõda jätkata. 2026 aasta juulis avaldatud Carnegie Endowmenti raportis paljastati, et praegu toimub Rotenbergidele lojaalsete inimeste puhastus. See on mõnevõrra sarnane eliidi puhastusega, kes olid lojaalsed endisele Venemaa kaitseministrile Sergei Šoigule. Selle puhastuse käigus peavad vennad, kes on teeninud miljardeid tänu oma seotusele Putiniga, pealt vaatama, kuidas nende enda võrgustik kokku variseb. Konstantin Markov ja Aleksandr Narodko. Mõlemad on otseselt seotud Rotenbergidega ning on nende nimel juhtinud või hallanud erinevaid projekte, on juba arreteeritud. Veel arreteeritakse, kuna Putin soovib nõrgestada eliidi osa, mida ta nüüd peab ohuks. Kõik see peab saama Putini heakskiidu. Rotenbergi vennad teavad seda. Nende lapsepõlve sõber, kes tegi nad rikkaks, tuleb nüüd nende järele. Mitte ainult nende poliitilise mõju tõttu, vaid ka seetõttu, et nad juhivad suurt erafirmade võrgustikku ning Putin tahab raha, mida need firmad teenivad. Me ei tea, kas Rotenbergid on nende eliidi hulgas, kes praegu oma raha Venemaalt välja viivad. Nad oleksid hullud, kui nad seda ei teeks. Mis puudutab teisi Venemaa siseringi kuulujaid, kes praegu oma raha välja viivad, kuni nad veel saavad, siis nad kõik teevad midagi, mis saab olema selle video läbivaks teemaks. Mõistes, et kui see võib juhtuda inimestega, kes on Putinile nii lähedal nagu Rotenbergid, siis võib see juhtuda igaühega. Aga see on Putini jaoks alles algus. Kui raha Venemaalt lahkub, peab Putin tegelema ka ministrite, sõdurite ja ühega paljudest Putini mõrvarliku mineviku kummitustest, mis tuleb teda taas kummitama. Me mainisime varem Šoigut. Tema eemaldamine kaitseministri kohalt on osa jätkuvast puhastusest ministeeriumis, mida ta varem juhtis. Šoigu on ellu jäänud. Ta on nüüd Venemaa julgeolekunõukogu juht, kuigi see on märkimisväärne alandamine võrreldes ametikohaga, mida ta varem täitis. Teistel pole nii hästi läinud. Mitmed Šoigu endised asetäitjad, sealhulgas Pavel Popov, Timur Ivanov ja Ruslan Salikov, on arreteeritud erinevate korruptsiooniga seotud süüdistuste alusel. See on puhastus, täpselt nagu Rotenbergi võrgustiku puhul, ainult et see toimub Venemaa võimu kõige kõrgemal tasandil. Putin võtab sihikule ministrid, kes pole talle enam kasulikud. Mõned ministrid võitlevad vastu. Denis Putsaev, kes oli Venemaa loodusvarade ja keskkonnaministeeriumi kõrge ametnik, on pärast vallandamist, mis eelnes kriminaalmenetlusele, põgenenud USA-sse. See on esimene kord pärast sõja algust, kui ametis olev minister on Venemaalt põgenenud ja tundub tõenäoline, et teisedki järgnevad. Riigiduumas on Putin sunnitud tegelema teiste ministritega. Näiteks kommunistliku partei juhi Gennadi Tsuganoviga, kes süüdistab teda otseselt selles, et ta viib Venemaa sõtta, mis toob kaasa vaid 1976. aasta sündmuste kordumise. Teisisõnu, Putini süsteemi täielik kokkuvarisemine. Selle kohta on ainult üks sõna – kaos. Ja see pole veel kõik. Venemaa sõjaväe ridades hoiatatakse mässu eest. Juuniku lõpus väitis üks Vene veteran nimega Aleksandr Lunin, et Vene komandöride jõhkrus oma sõdurite suhtes viib üles tõusuni. Lunin palus Putinilt otsest kohtumist ning väitis, et Venemaa siseministeeriumi ja kaitseministeeriumi ministrid olid teda julgustanud sõna võtma. Veel rohkem reetureid Putini ümber. Lunin arreteeriti peagi oma väljaütlemiste pärast ja pärast seda, kui Kreml tembeldas ta vaimselt haigeks, näib ta olevat maa pealt kadunud. Aga need mässukutsed oleksid Putinil külmavärinad üle selja ajanud,
sest need meenutasid Wagneri ülestõusu. Võite mäletada seda ülestõusu ja meest, kes seda juhtis, Jevgeni Prigožinit. Putin hoolitses tema eest. Või peaksime ütlema ametlikult, lennuõnnetus sai Prigožinist lahti pärast seda, kui ta üritas juhtida oma Wagneri palgasõdurite mässu. Võimalik uus ülestõus on viimane asi, mida Putin praegu vajab, kuid see võib olla tulemas. Lunin hoiatas selle eest ja see Putini minevikutont tõstab samuti pead. Jevgeni Prigožini poeg Pavel juhib nüüd väikest Wagneri palgasõdurite üksust Aafrikas. Umbes 500 sõduriga keeldub see üksus liitumast Wagneri uue versiooniga, mis on Venemaa riigi alla neelatud. Selle asemel seisavad nad otse Putini vastu, juhtides Wall Street Journali sõnul tema enda väikest mässulise sõjapealiku impeeriumi, mis kõik on väljaspool Putini kontrolli. Ja kogu selle juures on kontroll võtmeküsimus. Kontroll on ainus asi, mida Putin vajab, et hoida oma versiooni Venemaast ja oma võimu alles. Nagu maffia ristiisa, Putin on ehitanud süsteemi, mis põhineb korruptsioonil, valedel ja nende inimeste upitamisel, kes tema arvates teda toetaksid. Kuid see süsteem hakkab lagunema. Siseringi inimesed viivad oma raha Venemaalt välja nii kiiresti kui võimalik. Ministrid kas avaldavad arvamust, põgenevad Venemaalt või arreteeritakse, kusjuures viimane ainult lisab õli tulle, mis ähvardab Kremli endasse haarata. Räägitakse mässust. Endise mässaja poeg näitab Putini suhtes avalikult üles lugupidamatust. Putin on aastakümneid mänginud märgitud kaartidega. Nüüd on ta oma kaardid kaotanud. Ja selles vastupidises näljamängus ei ole õnn tema poolel. Suur küsimus on nüüd, miks see kõik toimub? Lihtne vastus on see, et kõik taandub Putini läbikukkunud sõja mõjule, eliidile ja siseringile. Aga asi läheb sellest veelgi sügavamale. Palju sügavamale. Enne kui me selgitame, kuidas, tuletame meelde, et te vaatate sõjasaadet. Me läheme pealkirjadest kaugemale, et tuua teieni kogu loo. Kui teile meeldib see, mida näete, vajutage täna tellimisnuppu. Mis siis tegelikult toimub? Venemaa majandus on kokku varisemas ja see pole hea süsteemile, mis põhineb raha voolamisele rikastele, et nende lojaalsust osta. See majandus on praegu täielikus segaduses. Eelarve puudujääk on pärast 2026 aasta esimest kuud üle 75 miljardi dollari, mis on üle 51 miljardi rohkem kui Venemaa kogu aastaks seatud eesmärk. Ja Venemaa suur probleem on see, et likviidsed varad ei kata kaugeltki puudujääki. Seega Venemaa laenab raha, palju raha. Järgmine makse Venemaa laenude eest, mis ulatub peaaegu 12 miljardi dollarini, tuleb tasuda umbes samal ajal, kui see video avaldatakse. Kreml ei saa keelduda maksmast, sest see tooks kaasa hüperinflatsiooni probleemid, millest räägime kohe edasi. Venemaal on majandus, mida Fortune nimetab võlal põhinevaks illusiooniks. Panganduskriis on puhkemas. Venemaa on aastaid subsideerinud laene ning nüüd seisavad pangad silmitsi olukorraga, kus 10% nende ettevõtete laenudest ei suudeta tagasi maksta. Samuti 15% nende eraisikute laenudest. See on väga suur summa raha, mis lihtsalt ei jõua tagasi Venemaa peamistesse finantsasutustesse. Üle 500 000 venelase kuulutas 2025 aastal välja pankrotti. Inflatsioon rikub juba miljonite inimeste elu, kuna nad peavad 2026 aastal maksma põhitoiduainete eest kuni 167% rohkem kui 2024 aastal. Ja kuna Ukraina rünnakud rafineerimistehaste, laevanduse ja kütuseautode vastu hoiustavad Venemaal kütusekriisi, on stagflatsioonirisk, kus majanduskasv peatub ja inflatsioon tõuseb hüppeliselt, väga kõrge. See toob meid tagasi hüperinflatsiooni probleemide juurde. Venemaa peab selle majanduskriisiga toime tulema samal ajal, kui tal on vaja tasuda tohutuid võlgu. Vladimir Putin ei tee olukorda sugugi paremaks. Ta lubab uutele sõduritele, et Venemaa kustutab nende eest kuni 140 000 dollarit võlgu, kui nad liituvad tema sõjaga. Ja on valmis selles sõjas surema. Jällegi, see on suur summa raha, mis ei jõua tagasi pankadesse, mis juba niigi raskustes on. Aga mis juhtub siis, kui raha saab otsa ja Kreml ei suuda neid lubadusi täita, koos nende tohutute palkade ja boonustega, mida sõduritele makstakse? Venemaa võiks sellele vastata, trükkides rohkem rublasid. Aga just sellest me räägimegi. See on retsept hüperinflatsiooniks. Teised Vene skeemid on juba läbi kukkunud. Kreml üritas võlakirju müüa, kuid see skeem tõi sisse vaid 10% Venemaa seatud eesmärgist. Ka uute laenude võtmine ei toimi. Need, kes on valmis Venemaale raha laenama, tahavad intressimäärasid, mis vastavad riskile, mida nad võtavad, kuid Kreml ei suuda neid maksta. Teine võimalus on see, et Putin võiks palju jõulisemalt teha seda, mida ta on seni teinud vaid piiratud mahus, võttes rikastelt ja andes Kremlile. Mäletate teemat, mida me videos varem mainisime. Eliit ja siseringi inimesed näevad, mis nende ümber toimub ja lahkuvad, kuni veel saavad. See teema tuleb siin täie jõuga tagasi. Venemaa rikkaimad inimesed ei ole rumalad. Nad näevad seda täielikku õudusunenägu, mille Putin on loonud oma sissetungi rahastamiseks. Ja nad teavad, et miski, mida Kreml proovib, ei aita. Need siseringi inimesed on lõpuks need, kellel on raha. Ja Putin tuleb neilt raha nõudma, kui Ukraina sõda jätkub. Võta raha kohe välja ja tal pole midagi varastada.
Venemaa raske majanduslik olukord on üks põhjusi, miks me näeme raha väljavoolu ja nii palju muud rahulolematust, millest oleme rääkinud. Aga on veel üks tegur. Putini siseringi kuuluvad peamiselt ärimehed, kellest paljud juhivad eraettevõtteid, mis on edukad just seetõttu, et Kreml soosib neid tulusate lepingutega. Nii teenisid Rottenbergid oma miljardid. Putini läheduses olemine tasub end ära, kui diktaator ei ole kinnisideeks võtnud kaotavat sõda jätkata. Aga nüüd vaatavad need ärimehed, kes on Putini korruptsioonist nii kaua kasu saanud, kuidas Venemaa maksustab oma erasektori olematuseni. Ja paljudel juhtudel sööb riik ära need ettevõtted, mis siseringi liikmed üldse rikkaks tegid, konfiskeerides need ja andes riigile üle. Vene ettevõtluskeskkond on, ütleme nii, praegu keeruline. 2025 aasta novembris avaldatud Moscow Timesi raportis selgus, et ettevõtete kahjumid kasvasid jaanuarist septembrini 25%, ulatudes veidi üle $83 miljardi. Umbes 18 400 Venemaa ettevõtetest kandis sellel perioodil kahjumit, mis on 11% rohkem kui 2024 aastal kahjumit kandnud ettevõtete arv. Jamestowni fondi andmetel muutus 2025 aastal peaaegu 30% kõigist Venemaa ettevõtetest kahjumlikuks. Aasta lõpuks ulatus kogu kahjum umbes $100 miljardi. Liikudes edasi juulisse 2026, teatab Metso, et äriline aktiivsus Venemaal on langenud nii drastiliselt, et see on jõudnud 2022 aasta kevade tasemele. Mida te ehk mäletate kui perioodi, mil Vladimir Putin alustas oma sissetungi? Nagu Ukraina välisluureteenistus ütleb, äriline aktiivsus Venemaal on langenud 2022 aasta kevade tasemele. Venemaa keskpanga poolt juunis arvutatud ärikliimaindeks langes mais 0,9 punktilt -3,6 punktini. 0 sellel skaalal eristab kasvu ja kahanemist. Seega ettevõtted enam paranemisse ei usu. Praegu ei ole hea aeg olla Venemaal ettevõtteid juhtiv eliidi liige. Võimalus rohkem raha teenida muutub üha väiksemaks. Arvestage siia juurde ka mainitud kannibaliseerimist. Oleme juba maininud varade konfiskeerimist. Nägime selle täiuslikku näidet 19. juunil, kui Kreml andis ISC Elma, mis oli üks Venemaa suurimaid logistika- ja tööstuskinnisvara omanikke, juhtimise üle riiklikule ettevõttele Neftakim Nefthimremstroi. See tähendab umbes 1,05 miljonit ruutmeetrit maad, mis on kadunud. Lihtsalt anti riigile üle, et Kreml saaks lõpuks selle kasutamisest kasu lõigata. See on vaid üks paljudest näidetest. 2025 aasta juuliks oli Venemaa erafirmadelt konfiskeerinud üle $50 miljardi väärtuses varasid. Paljud neist varadest kuulusid lääne ettevõtetele, kes lahkusid Venemaalt pärast sissetungi. Alates sõja algusest on üle 800 ettevõtte viidud riigi omandisse. See on eraettevõtluse kannibaliseerimine, et rahastada võitlust, millest ükski Putini siseringi liige tegelikult osa võtta ei taha. Ja taas jõuame selle teema juurde tagasi. Igaüks, kellel on Venemaal eraettevõte, küsib nüüd endalt, millal on nende kord. Selle kõige lõi Putin ise. Liiga palju valetamist, petmist ja omaenda reetmist on ta sellele teele viinud. Omaenda ebakompetentsust ja selle mõju Venemaale mitte nähes, on Putin see, kes jääb tagurpidi näljamängudes maha. Ükshaaval näevad tema siseringi liikmed, eliit ja kaasajooksikud, et nad pole turvalised. Ükskõik kui lähedale nad Putinile ka ei pääseks. Tegelikult on lähedal olemine lausa õnnetus. Šoigu ja Rottenbergid võivad seda kinnitada. Kui Putin midagi vajab, siis ta püüab selle saada kas sunni või jõuga. Nüüd, kui ta elab hirmus, veetes enamiku ajast punkrites ja andes end üle paranoiale, mis on tema elu vallutanud, on Putin kaotanud kontrolli. Eliit, keda ta arvas end kontrollivat, teeb kõik, et tema haardest pääseda, kuna nad planeerivad elu pärast Putinit, selle asemel, et aidata Putinil tema eesmärke saavutada. Venemaa juht on kiiresti jõudmas teekonna lõppu ja kui ta sellesse lõppu jõuab, tormab ta kaljult alla, ilma et keegi tahaks teda peatada. See on nii vana lugu kui aeg ise. Lõppkokkuvõttes on kõikvõimas diktaator ise oma hukatuse arhitekt. Siiski, seni kuni Putin on võimul, jätkab Venemaa allamäge liikumist. Ja me ei pea silmas ainult majandust. Venelased tulevad. Ainult et seekord ei tule nad Ukraina järele. Nad tulevad Putini järele. Lahvatuslikus tiraadis, mis avaldati sotsiaalmeedias, paljastas üks Vene sõjaveteran Putini armee tõelise olemuse. On esitu essite süüdistusi väärkohtlemises. Kostab üleskutse mässule. Vene sõdurid ähvardavad nüüd aktiivselt Putini võimu, kuna Wagner 2.0 näib olevat silmapiiril. Kremli vastus on olnud kiire. Kuid Putini kalkjõhkrus on just paljastatud kui järjekordne hoop tema võimule ning suurimaks ohuks Venemaale näib üha enam olevat Venemaa ise. Oma plahvatuslikus tiraadis on endine Vene armee luureüksuse komandör Aleksander Lunin täpselt kirjeldanud, milline elu Putini sõjaväes tegelikult välja näeb. Kunagi oli ta Sudohovi vabatahtlike papaljoni liige. Lunini paljastus ründas otse Putinit, tema sõjaväge ja Kremli juhtkonda, väites, et Vene sõdureid piinavad ja väärkohtlevad nende ülemad ja et käsud, mida nad saavad, on sageli rumalad, enesetapjalikud
ja näivad olevat mõeldud vaid selleks, et saata rohkem lihakehi lihaveskisse. Lunin kutsus üles otsesele kohtumisele Putiniga, kus ta paljastaks tõe, mida ükski ametnik talle ei räägi. Tavaliselt püütakse selline asi Venemaal vaiba alla. Mis see üks rahulolematu sõdur ikka on, kui armees on miljoneid? Aga Lunin ei piirdunud ainult Vene sõjaväe ja selle kuritarvituste paljastamisega. Lunin ütles, et kui tema kohtumine Putiniga ei toimu, seisab Venemaa juht silmitsi võimalikult täieliku läbikukkumisega oma Ukraina sissetungis. Lunin hoiatas, et mäss on tulemas ja ainus viis seda peatada on panna Putin mõistma, kuidas tema komandörid oma sõdureid kohtlevad. Kui ma ei jõua lähitulevikus Kremlisse ega ilmu koos sinuga otse-eetris, pöörab armee oma relvad Kremli vastu. Lunin kuulutas seda keset väiteid, et ta oli kohtunud Venemaa kaitseministeeriumi kõrgete ametnike ning ka Venemaa julgeolekuteenistuste liikmetega. Tähendus näib olevat selge. Lunin hoiatab Putinit, et tal on käimas ülestõus ja sellel võib olla toetus ka Venemaa presidendi režiimi kõrgemate tasandite liikmete seas. See ei ole bluff, hoiatas Lunin oma sõnumi lõpetuseks. Seda sõnumit ei saa lasta märkamatult mööda minna. Ja kui Kreml veel lootis seda kõike varjata, purunesid need lootused. 24 tunni jooksul pärast seda, kui Lunini sõnum avalikuks sai. Just nii kaua kulus aega, et endise sõduri hoiatus koguks sotsiaalmeedias hämmastavad 12 miljonit vaatamist. Seda ei saa Putin enam eirata. Hoiatus on väljas ja paljud venelased on seda juba näinud. Kuid selle video viraalseks muutumise järelmõjud on olnud kummalised. Ühelt poolt näib, et Lunin on püüdnud osa oma kommentaaridest tagasi võtta. Pärast seda, kui tema sõnum nii palju tähelepanu sai, väitis ta, et ta ei otsinud aktiivselt võimalust riigipöörde korraldamiseks ega kutsunud selleks üles, vaid lootis hoopis edastada teavet tegelikest tingimustest, mida Vene sõdurid oma armees peavad taluma. Ta kordas ka oma väiteid, et Kaitseministeeriumi ja julgeolekuteenistuse ametnikud olid teda julgustanud neid teemasid avalikult tõstatama. Tema väite kohta pole tõendeid esitatud, teatab Raadio Vaba Euroopa Raadio Vabadus. Kuid see pole sugugi üllatav. Ükski kõrge ametnik kummaski neist organisatsioonidest ei hakka end paljastama, toetades sõnumit, mis purustab illusiooni, milles Putin nii rõõmsalt elab. Lunini hilisemad kommentaarid viitasid samuti sellele, et iga mäss tuleks vaikselt ja keegi ei tuleks teda hoiatama. Ja lisaks kõigele sellele loobus Lunin kiiresti tema nõudes saada Putiniga isiklik kohtumine, väites hoopis, et ta tahab Venemaa liidrile teada anda tema enda sõjaväes toimuvast kuritarvitamisest ja altkäemaksust. Peaaegu kohene vastuolu. Võib-olla hakkas Lunin, kes varem kandis nime Aleksandr Postolov, hirmu tundma. Kuid kõigi nende vastuolude keskel tegi Lunin midagi, mis pani tunduma, et ta võtab oma väiteid peatsest mässust väga tõsiselt. Ta tegutses aktiivselt selle nimel, et oma väiteid tõestada päevadel pärast sõnumi saatmist. United24 meedia teatel hakkas ta koguma tunnistusi teistelt Vene sõjaväelastelt nende kogetud väärkohtlemise kohta, väites taas, et kavatseb kõik need tõendid Putinile edastada. Lunin ütles, et selliseid tunnistusi on tuhandeid ning paljud neist on varustatud väärkohtlemist kinnitavate videodega. Ühtegi neist ei jagatud sotsiaalmeedias. Tundub, et Lunin soovis kogu selle materjali alles hoida oma otseseks kohtumiseks Putiniga. See on ka kummaline. On ävardusi mässuga ja väiteid, et kõrged ametnikud julgustasid teda oma sõnumit edastama. Lunin väitis isegi, et tal on Voroneži piirkonna võimude esindaja toetus, kuigi ta suutis nimetada isikut, kellega ta rääkis, vaid Denissiks, ja väitis, et ta oli Voroneži sisepoliitika asekuuverner. Agent Svo News paljastab, et mees, kes seda ametikohta tegelikult peab, on nimega Dmitri Maslov. Samuti näib, et Luninit on kas ametnike poolt eksitatud, kes kasutavad teda selleks, et paljastada tegelikke probleeme Vene armees. Või on ta murdunud ja teda ei huvita enam, mis temaga juhtub, peaasi, et keegi kuulaks. Igal juhul on mässuga ähvardatud. Putin peab sellele tähelepanu pöörama. Kõige rohkem kardab Venemaa juht kogu selle juures võimalust, et tekib Wagner 2.0. Lunini sõnum tuleb umbes 3 aastat pärast riigipöördekatset, mis oleks peaaegu Kremlit põhjani raputanud. 24. juunil 2023 seisis Putin silmitsi kõige otsesema väljakutsega oma võimule kogu oma veerandsajandi pikkuse Venemaal valitsemise jooksul. Selle väljakutse katalüsaatoriks oli Jevgeni Prigožin, kes oli kurikuulsa Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja. Kuigi Wagneri grupeering ei kuulunud ametlikult Venemaa sõjaväe koosseisu, näis see olevat Putini poolel sissetungi esimesel aastal või nii, kuni see enam nii ei olnud. 2023 aasta suvel võttis Wagneri grupeering üle Rostovi linna Dooni ääres, mida Venemaa oli veidi vähem kui 1,5 aastat varem kasutanud ühe oma sõja peamise tugipunktina. Prigožin korraldas selle, mida ta nimetas õigluse marsiks, kui Wagneri võitlejad alustasid marssi Rostovist Dooni ääres Moskva suunas. See polnud rahumeelne marss. Rahvusvaheline kriisirühm teatab, et Wagneri grupp tulistas alla mitu Vene kopterit ja hävituslennuki, mis viis selleni,
et Putin nimetas kogu seda asja reetmiseks. Mäss lõppes päev pärast selle algust. Prigožini sõdurid olid Moskvast vaid 200 kilomeetri kaugusel, kui Wagneri juht teatas, et nad suunduvad Valgevenesse, et pidada läbirääkimisi selle riigi presidendi Aleksandr Lukašenkaga. Sõlmiti kokkulepe ja riigipööre lõppes üsna vaikselt, kui Venemaa pani Wagneri taas tööle Ukrainas ja mujal. Mis puudutab Prigožinit, siis ta ei elanud palju kauem. Endist Wagneri juhti ei vangistatud. Selle asemel hukkus Prigožin 2 kuud pärast oma marssi lennuõnnetuses koos mitme oma palgasõdurite rühma juhtliikmega. Ajastus näis olevat rohkem kui lihtsalt juhuslik ning kuulujutud püsivad tänaseni, et Kreml korraldas mõrva, et rünnak lõpetada ja olukord lõplikult maha rahustada. Nüüd ei küündi Lunini viraalne sõnum siiski tuhandeid mehi hõlmava täiemahulise marsi tasemele. Kuid Wagneri mässu ja Lunini sõnumi vahel on teatud paralleelid. Lunini puhul on väidetavalt tuhanded inimesed avaldanud tõendeid väärkohtlemise kohta, mida Lunin väidab Venemaa sõjaväes laialdaselt esinevat. On väiteid, et relvad suunatakse Kremlile ning selge üleskutse relvastuda, mis võib kontrolli alt väljudes vallandada Wagner 2.0. Ja taas näeme rahulolematut võitlejat, kes on kogenud Venemaa sõja tegelikkust Ukrainas ja otsustanud vastu astuda. Sellist asja ei juhtu Putini Venemaal. Ja Kremli reaktsioon kõigele sellele paljastab Vene presidendi sügavaimad hirmud, et tema enda rahvas tõmbab ta võimult maha. Aga enne kui me selle reaktsiooni juurde läheme, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate sõjasaadet. Me avaldame selliseid videoid iga päev, nii et tellige, kui saate meie kanalilt uusi teadmisi. Venemaa reaktsioon Lunini ja Lunini ähvardustele näib olevat tulnud etappide kaupa. Alguses näis Kreml Lunini videot eiravat. Üks Putini lemmikust kõneisikuid, Dmitri Peskov, kommenteeris videot 26. juunil öeldes: meile öeldi, et selline avaldus on tehtud, kuid me pole veel jõudnud seda lugeda. Siiski väidab Peskov ka, et teated Lunini sõnadest tundusid talle üsna kummalised. Kuid ametnikud peavad enne hinnangu andmist videoga tutvuma. Seega Kremlilt vaoshoitud vastus. Võib-olla sellepärast, et Putin ja tema kaaslased teadsid, kui palju tähelepanu video oli saanud ja olid ettevaatlikud, et mitte kohe tegutsema tormata. Järgmine uuendus tuli Lunini endalt. Kohtumine oli korraldatud, kuigi mitte Putiniga isiklikult. Tegelikult tuli kutse kohtumiseks Vitali Borodinilt, kes on Kremli-meelne aktivist ja rühmituse nimega Föderaalne julgeoleku ja korruptsioonivastane projekt juht. Kuigi see rühm ei ole ametlikult Kremliga seotud, on neil ajalugu avaliku elu tegelaste peale kaebuste esitamisel osana Putini niinimetatud katsetest korruptsiooni ohjeldada Venemaa ridades. Vitali Borodin võttis minuga ühendust. Nad kutsusid mind Moskvasse, et ma saaksin oma muredest rääkida, kõikidest probleemidest, mis olid kogunenud, väitis Lunin. Vahepeal tundus, et me võime saada paljastuse, mis viiks mässuni. Kuid Kreml pani sellele kõigele punkti. 28. juunil teatas TW, et Lunin oli langenud selle saatuse ohvriks, mida paljud oleksid arvanud kohe, kui ta internetis kuulsaks sai. Ta oli väidetavalt arreteeritud 11 päevaks. Nagu paljude selle loo osade puhul, on ka need raportid mõnevõrra segased ja vastuolulised. Lunini abikaasa Tatjana rääkis Me My Life Telegrami kanalile, et Lunin kavatses pärast Borodini kutse saamist autoga Moskvasse sõita. Need ettevalmistused algasid 26. juunil, kuid Luninil ei õnnestunud oma teekonnal kaugele jõuda. Öösel saabusid inimesed, kes väitsid end olevat politseinikud, Voroneži oblastis asuvasse Lizinovka külla, otsides Luninit. Nad leidsid ta üles, kui Tatjana hoolitses kodus nende laste eest. Tatjana väidab, et on oma mehelt kuulnud ning ütleb, et ta on elus ja terve ning on palunud, et tema olukorra kohta ei avaldataks enam videoid ega infot sotsiaalmeedias. Nii et Lunin on vahiao. Lunin alustas oma enda Wagneri marsiversiooni üksi ja oma autos, olles teel kohtuma mehega, kes väitis, et aitab Luninil kogu tema kogutud väärkohtlemise tõendusmaterjali avalikustada. Kas see oli lõks? Kas Kreml kasutas Borodini lubadusi kohtumise kohta, et meelitada Luninit oma perekonnast eemale, et teda saaks arreteerida? Või kas Kreml teadis, et lubades Borodinil Luninit esile tõsta ja potentsiaalselt paljastada väärkohtlemist, mida Lunin väitis, võis see olla mässu katalüsaatoriks, mille endine sõdur ütles Putinit ees ootavat, kui ta midagi ette ei võta? Me ei pruugi seda kunagi teada saada. Ja on huvitav näha, kas 11-päevasest kinnipidamisest saab midagi palju enamat. Venemaal on palju kogemusi inimeste kaduma panemisel, kes satuvad Vladimir Putini põlu alla. On igati võimalik, et Lunin võib peagi avaldatud aknast välja kukkuda, nagu on juhtunud paljude nendega, kes on isegi vaid vihjanud, et Vladimir Putin võiks võimult eemaldada. Selles segases ja kaootilises loos on 2 asja kindlad. Esiteks on Vladimir Putin saanud alanduse osaliseks, kui üks tema endistest sõduritest esitas üleskutse mässule, mida on näinud miljonid inimesed. Ja teiseks, isegi ilma nende tunnistusteta, mida Lunin üritas Moskvasse tuua, on olemas rohkelt tõendeid, mis paljastavad Vene armees teenimise õudused. Vene sõjaväes on väärkohtlemine laialt levinud ja selle leidmiseks ei pea kaugelt otsima.
isegi ilma nende tunnistusteta, mille olemasolu Lunin väidab. Nagu märgib Raadio Vaba Euroopa, Raadio Vabadus, on varem olnud palju teateid Vene sõduritest, keda on karistuseks hoitud aukudes, keldrites ja muudes ajutistes kinnipidamiskohtades, kui nad keeldusid minemast enesetapelikele rünnakutele sõjarindel. On olnud ka teateid, mis toetavad Lunini väiteid, et komandorid nõuavad sõduritelt altkäemaksu selle eest, et neid kõige ohtlikumatest rünnakutest tagasi hoitaks. Mõned ajateenijad on väidetavalt maksnud oma komandöridele kuni peaaegu $13,000, et vältida lahingutegevust Ukrainas. Vene sõjaväe väljaõppekeskustes valitseb sadismikultuur, eriti kui selgub, et sõdur erineb normist. Üks endine sõdur nimega Artem Piko rääkis Raadio Vaba Euroopa Raadio Vabadusele, et ta määrati Venemaa 273. suurtükibrigaadi ja väljaõpe muutus tema jaoks põrguks, kui selgus, et ta on biseksuaalne. Mind kiusati jõhkralt. Nad panid mulle 5 kuulivesti selga. Oli väga raske kõndida. Ma oksendasin, ma minestasin. Ma kukkusin kokku. Nad panid mulle gaasimaski pähe, sundisid mind jooksma, roomama ja nii edasi. See tundus mulle põrguna. Aga see oli alles algus, ütleb Pekov. Lisaks ütleb ta, et ta nägi, kuidas rutiinselt peksti pulkadega, sõdurite käsi löödi haamritega või neid aheldati radiaatorite külge. Teised on oma kannatustest rääkides vähem avameelsed, eelistades jääda anonüümseks, kui nad oma ütlusi annavad. Jaanuaris avaldatud artiklis teatas TVP World, et tuhanded Kremlile saadetud ametlikud kaebused avaldati Venemaa valitsuse poolt kogemata internetis. Ja need kattusid suuresti sellega, mida Pekov väidab ja mida Lunin ütleb, et ta tahtis Putinile näidata. Rohkem kui 6000 kaebusest koosnev pikk nimekiri, mis saadeti Venemaa inimõiguste volinikule ajavahemikus aprillist septembrini 2025. Rääkis peredest, kes elasid hirmus rindel olevate sõdurite elu pärast, vägede karistamisest, enesetapumissioonidest keeldumise eest. Neid saadeti Ukraina territooriumile käes Vene lipud, muutes nad sihtmärkideks. Ja isegi ratastolis inimesi saadeti rindele lihtsalt selleks, et kulutada rohkem Ukraina laskemoona. See konkreetne raport lisab loole huvitava nüanssi. Lunin väitis, et mäss on tulemas ja ta tahtis näidata Putinile tõendeid väärkohtlemise kohta, et Venemaa juht saaks enne selle algust midagi ette võtta. Kuid see jaanuarikuu raport näitab, et Kreml on saanud rohkelt teateid väärkohtlemise kohta. Tuhandeid vaid mõne kuu jooksul ja tõenäoliselt veel palju tuhandeid lisaks. Mida see meile näitab? Putin juba teab, et Vene sõjavägi on väärkohtlev. Teda lihtsalt ei huvita. Kõik sellised lood tunduvad olevat tavalised ühe sellise sõjaväe jaoks, mis on oma sõdurite rindele saatmisel sama palju tuginenud jõhkrusele ja sadismile kui mingilegi kooskõlale Putini nägemusega Ukraina vallutamisest. Geopoliitika ja julgeolekuuuringute keskus ütles juba 2024. aasta märtsis, et Vene sõjaväekultuuri iseloomustab suur kannatuste ja vägivalla taluvus ja et see on olnud iseloomulik joon juba ammu enne Ukraina sõja algust. Tundub, et idee on selles, et jõhkrate tegude toimepanemiseks peavad sõdurid ise selliste tegudega kokku puutuma. Neid endid tuleb väärkohelda. Nad peavad pealt vaatama, kuidas kaaslasi, kes keelduvad käskudest või teevad midagi, mis ei vasta nende ülemate korraldustele, karistatakse ja piinatakse. Lunin ei kavatsenud Putinile mingit paljastust esitada. Ta kavatses lihtsalt Venemaa juhile öelda, et tema armee töötab täpselt nii, nagu ette nähtud. Kui ükski asi, mida Lunin väitis end tahtvat Putinile näidata, ei ole Venemaa juhile uudis, siis miks see üldse oluline on? Sellele küsimusele on lihtne vastus. Lunini video tõi need kuritarvitused avalikkuse ette inimestele, kes pole neist Venemaal kunagi kuulnudki. Ja see näitab, et on sõdureid, kellel on sellest kõigest küllalt ning kes on valmis sõja lõpetama. Võib-olla on mäss tõesti tulemas, sest sõjaväsimus paneb selliseid mehi nagu Lunin end ohtu seadma ja meeleheitlikke samme astuma. Ja kui Lunini väited, et teda mõjutasid Kaitseministeeriumi ja salateenistuse ametnikud, vastavad tõele, siis võivad ka mõned Putini lähikondlased kogeda samasugust väsimust. Nad otsivad väljapääsu. Putini troonilt tõukamine võib olla ainus võimalus. Venemaa armee on kurnatud. Raadio Vaba Euroopa, Raadio Vabadus teatab, et Venemaa eliidi seas käib üha rohkem avaliku arutelu selle üle, kas sõda lõpetada või mitte. Pinged kasvavad. Vladimir Putin peab isegi tegelema Venemaa riigiduuma liikmetega, kes ütlevad talle, et tulemas on revolutsioon, mis sarnaneb 1917. aasta revolutsiooniga. See oli sõnum, mille Venemaa kommunistliku partei juht Gennadi Zjuganov aprillis Putinile edastas, hoiatades, et Putini sõja mõju nii sõjaliselt kui ka majanduslikult võib tähendada Putini lõppu. Venemaa juhi jaoks polnud Lunini sõnad lihtsalt mehe hullumeelsed heietused, kes oli viidud äärele. Need olid kaja rafineeritumatele, kuid sama ohtlikele sõnadele, mis tulevad mõnelt Venemaa kõige mõjukamalt inimeselt. Kohapeal teeb Venemaa Ukrainas endiselt väga vähe edusamme ning Venemaal lendab Putini territooriumile rohkem droone kui kunagi varem. Mõned neist jõuavad isegi Moskvani. Isegi Putin ise on olnud sunnitud tunnistama, et kütusepuudust põhjustavad Ukraina rünnakud Venemaa naftataristule. Nii et Lunin ei pruukinud ise korraldada Wagner 2.0 stiilis riigipööret. Aga ta on hoiatanud mässu eest ja on selge,
et suhtumine Putini ja tema sõja suhtes muutub Venemaal. Juba see, et endine sõdur avalikult oma rahulolematust väljendab ja miljonitele paljastab armees toimuva väärkohtlemise, on piisavalt halb. Kui sellele kõigele lisada veel eliidi seas valitsev lõhe ja tõendid, mida enam ei saa eitada, Venemaa läbikukkumised rindel ning Ukraina rünnakud Venemaa sees, on see Putini jaoks potentsiaalne katastroof. Midagi suurt võib peagi Putinit murda. Küsimus on nüüd selles, kas ta lahkub suure pauguga sõjalise mässu tõttu või vaikselt, kui need, kes tegutsevad kulisside taga, püüavad ta võimult kõrvaldada. Mõlemad tulemused sobiksid Ukrainale ja Putin annab kindlasti oma vaenlastele piisavalt nööri, et teda üles puua. Aastakümneid oldi peaaegu üksmeelel, et raha on sõjalises maailmas kõige olulisem ressurss. Hästi rahastatud armee omab alati eelise nende ees, kellel on vähem kulutada. Riigid, kellel on raha küllaga, on alati tugevamad kui need, kellel on piiratud kaitse-eelarve. Ja kõige kallimad vahendid on alati paremad kui odavamad, lihtsamad alternatiivid. Alates 2022 aastast on Ukraina kõik need reeglid ümber kirjutanud. Hoolimata sellest, et Ukraina peab seda sõda väiksema jõuga, vähemate ressursside ja palju väiksema rahaga kui tema vastane, on ta pidevalt kõiki ootusi trotsinud. Ukraina on suutnud Venemaad üle kavaldada ja üle mängida, muutes sellest, mis oleks võinud olla kiire konflikt, sõja, mis on kestnud juba üle 4 aasta, ega näita mingeid märke lõppemisest. Nii nagu Kreml seda ette kujutas. Ja Kiievi väed andsid just tõelise meistriklassi sõjalises kulutõhususes, kasutades $500 väärtuses vahendit, et hävitada mitme miljoni dollari maksev lennuk, andes edasi sõnumi, mis ähvardab murendada alused, millele kogu Venemaa sõjamasin on rajatud. See ei ole esimene kord, kui me sellist lugu kuuleme. Ukraina on endale loonud hämmastava maine kui ühe maailma kõige tõhusama sõjaväe ülesehitaja, kasutades korduvalt suhteliselt taskukohast tehnikat, et häirida, kahjustada ja hävitada Vene varasid, mis on võrreldes sellega väärt terve varanduse. Korduvalt on kasutatud odavaid droone, et pommitada vaenlase laevu, lennukeid, soomukeid ja taristut. Ja Ukraina tegi selle jälle ära, tekitades Venemaa komandööridele veel ühe täielikult alandava kaotuse, mille üle nad saavad taas haavu lakkudes mõtiskleda. Juhtum leidis aset 15. juuli hommikul Venemaa Belgorodi oblasti Vjazova lähedal. Selle viis läbi Ukraina relvajõudude mehitamata süsteemide vägede 427. eraldiseisev brigaad, koodnimega Rarog, nagu kinnitas Ukraina relvajõudude droonisüsteemide vägede komandör Robert Brovdi, kes on rohkem tuntud oma kutsungiga Madjar. Madjarist on viimastel aastatel saanud Ukraina droonioperatsioonide nägu ning ta on sageli esimeste seas, kes jagab üksikasju riigi lugematutest droonirünnakutest. Mõne tunni jooksul pärast rünnakut postitas ta video, mis näitas täpselt, mis juhtus. Lühike klipp näitab, kuidas Vene helikopter lendab üle põldude, samal ajal kui Ukraina droon läheneb sellele tagantpoolt. Droon lendab helikopteriga samal kõrgusel mõned sekundid, enne kui tõuseb üles ja tabab seda ülalt, põrkudes otse selle propelleritega. See polnud lihtsalt suvaline helikopter. See oli Mi-28, raske, igas ilmastikus ööpäevaringselt kasutatav, soomustõrjeks mõeldud sõjaline ründekopter, mille ajalugu ulatub tagasi Nõukogude Liidu aegadesse. Seda hakati tootma 1980. alguses, kuid ametlikult võeti see relvastusse alles 2009. aastal tänu mitmete tegurite koosmõjule ja viivitustele, mis olid seotud sõjaliste hangete konkurentsi ning Nõukogude Liidu majandusliku kokkuvarisemisega. Aga ära lase mill. Mi-28 pikal arenduslool end eksitada. See on tõsine sõjaline masin. Üle 55 jala ehk 17 meetri pikkune, 12,5 jala ehk 3,8 meetri kõrgune ning tiiva ulatusega 16 jalga ehk 4,88 meetrit. Selle maksimaalne stardikaal on 11 500 kilogrammi, veidi üle 25 000 naela ning see suudab kanda kuni 1720 liitrit või 450 USA gallonit kütust sisemiselt, lisaks veel 571 liitrit ehk 151 gallonit välispaakides. Seda jõustavad 2194 hobujõulist Klimovi VK2500 turbovõlmootorit, mis võimaldavad saavutavad muljetavaldava kruiisikiiruse 270 km tunnis ehk 170 miili tunnis ja maksimaalse kiiruse umbes 320 km tunnis ehk 200 miili tunnis, kui vaja. Kuni 435 kilomeetri ehk 270 miili lennuulatuse ja 2 tunni kestvusega on Mi-28 loodud ründemissioone silmas pidades ja sellel on rohkem kui piisavalt tulejõudu, et ohustada kõiki oma teele jäävaid sihtmärke. Sellel on lõua alla paigaldatud NBPU-28 torn, millel on 30 mm automaatne Špunovi 2A42 automaatkahur, mis suudab tulistada kiirusega 200 kuni 800 lasku minutis.
selle efektiivne laskekaugus maismaasõidukite vastu on 1500 meetrit ehk 4900 jalga ja 2500 meetrit ehk 8200 jalga õhusihtmärkide vastu. kahur suudab tulistada ka erinevat tüüpi laskemoona, sealhulgas soomust häbistavaid, irtkestaga ja lõhkesüütemürske. Lisaks sellele on Mi-28 varustatud kuni 16 ülehelikiirusega Ataka V-raketiga. Valikus on erinevad lõhkepead, sealhulgas kõrge lõhkeainega tankitõrjevariandid, termobaarilised versioonid ja laieneva vardaga lõhkepead. Need valikud võimaldavad Mi-28 rünnata kõike, alates plahvatusohtliku reaktiivsoomusega lahingutankidest kuni jalaväe, hoonete, punkrite ja teiste kopteriteni. Mi-28 saab varustada ka laia valiku lisarelvastusega, sealhulgas õhk-õhk ja õhk-maa rakettidega ning lennupommidega, muutes selle üheks kõige paindlikumaks relvaks Venemaa õhujõudude käsutuses. Ja Venemaa on seda konkreetset kopterit regulaarselt kasutanud kogu oma sõjas Ukrainaga. Juba konflikti alguses, 2023 aastal, oli arvukalt teateid Mi-28 ründekopterite kasutamisest rindepiirkondades, mis olid varustatud uute tankitõrjerakettidega, mis olid mõeldud Ukraina kiiresti kasvava soomukite varu vastu võitlemiseks, töötades koos teiste mudelitega nagu GA-52. Mi-28 on osutunud tõusaks Ukraina lahingutankide, jalaväe lahingumasinate ja kindlustatud tugipunktide kahjustamisel ja hävitamisel. On olnud ka teateid, et Vene väed kasutavad seda konkreetset kopterit droonikütina. Mõned üksused on nähtud jälitamas ja alla tulistamas Ukraina luure ning kamikaatse ründedroone, saavutades selles piiratud edu. Lühidalt öeldes peetakse Mi-28D laialdaselt üheks parimaks ründekopteriks maailmas täna. Igaüks neist on väärtuslik vara Kremlile alluvatele vägedele. Ja kuigi nad ei pruugi nii tihti uudistesse jõuda nagu droonid ja raketid, on nad seni konfliktis mänginud üliolulist rolli. Ja just sellepärast ongi nii suur asi, kui Ukraina suudab mõne neist õhusõidukitest kahjustada või hävitada. Avatud allikatega, luuregrupi Oryx andmetel, on Ukraina väed suutnud selle saavutada sõja jooksul vähemalt 20 korral. 20. Mi-28 helikopterit on kinnitatud kas tõsiselt kahjustatuks või täielikult hävitatuks, kuigi tegelik arv on tõenäoliselt märkimisväärselt suurem. Kuna on juhtumeid, kus Vene varad kaovad kaardilt, kuid nende hävitamist kinnitavad selged tõendid ei leidu. Selles olukorras on aga tõendid selgelt videokujul näha, kui näeme, kuidas droon liigub oma sihtmärgile otse peale, olles vaid millimeetrite kaugusel kopteri propelleri labadest, enne kui ekraan muutub mustaks. Kuid selle loo kõige hämmastavam osa on see, millist tüüpi drooni Ukraina tegelikult kasutas. Mitmete uudisraportite ja Ukraina droonitootja Skyfalli pressiteate kohaselt oli kõnealune droon ei miski muu kui üks Skyfalli enda Shrike 10 FPV droonidest. Shrike 10 on märkimisväärselt tõhus ja üllatavalt odav taktikaline ründedroon, millel on 10-tolline raam ja mis suudab kanda kuni 3,6 kilogrammi ehk 6,6 naela raskust lasti. See kuulub laiemasse Shrike'i droonide perekonda, mille droonid on seni olnud Venemaa-Ukraina sõjas ühed enim kasutatutest. Nende lennuulatus on kuni 30 kilomeetrit ehk 18,6 miili ning maksimaalne kiirus ulatub 120 kilomeetrini tunnis ehk 75 miilini tunnis. Maksimaalne lennukõrgus on umbes 800 meetrit ehk 2600 jalga ning kogu lennuaeg kuni 15 minutit, kuid kahtlemata on Shrike 10 kõige muljetavaldavam omadus selle hind. Need droonid maksavad hinnanguliselt $500 tüki kohta. Tegelikult saab neid mõnel juhul valmistada isegi odavamalt, umbes $400 eest, tootja sõnul. Tänu Shrike'i odavatele tootmiskuludele saab Ukraina hõlpsasti valmistada ja kasutusele võtta tuhandeid neid droone, ilma et peaks muretsema selle protsessi käigus varanduse kulutamise pärast. Ja nagu see lugu näitab, võivad need droonid olla odavad, aga need on täiesti võimelised hävitama palju suuremaid ja oluliselt väärtuslikumaid sihtmärke. Näiteks Mi-28 hinnanguline maksumus on $15–19 miljonit ühe ühiku kohta. $500 droon, $19 miljoni suuruse helikopteri vastu ja võitjaks jääb droon. Kulutõhususe mõttes ei saa see lihtsalt paremaks minna. Ja kõige pöörasem on see, et see pole isegi esimene kord, kui see juhtub. Peaaegu täpselt sama olukord leidis aset juba 2025 aasta septembris. Siis ilmusid taas teated, et Ukraina droonipiloodid tabasid ja hävitasid edukalt Vene helikopteri, kasutades lihtsat FPV drooni. Jällegi jagas uudist internetis. Mehitamata süsteemide väejuhataja Madjar, kirjutades Telegramis Mi-8 helikopteri, hävitasid mehitamata süsteemide väe 59. brigaadi piloodid FPV drooni abil. Madjar jagas ka rünnakuvideot. 30-sekundilist klippi, kus on selgelt näha, kuidas droon põrkub kokku õhusõidukiga, mis vallandab kohese plahvatuse, kui helikopter süttib põlema ja teeb hädamaandumise paksu suitsupilve sees.
Hiljem selgus, et tegemist oli tegelikult Mi-8 transpordikopteriga, mitte Mi-28-ga, kuid selle väärtus oli siiski üle $10 miljoni. Ja taaskord kasutasid Ukraina droonimeeskonnad $500 FPV drooni. Hiljem kinnitati, et see oli Shrike 10, et selline tulemus saavutada. Enne kui sukeldume sellesse, mida see tähendab nii Ukrainale kui ka Venemaale, toob sõjasaade teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Vajutage nuppu telli, et olla alati kursis. See lugu ei räägi ainult ühest droonist ja ühest helikopterist. See on kogu sõja mikrokosmos. See sümboliseerib seda, milliseks see konflikt on kujunenud ning sügavat lõhet mõlema poole strateegiate ja doktriinide vahel. Aastaid, isegi aastakümneid, on Venemaa sõjavägi ajanud kinnisidena taga kalleid lahendusi. Alates Nõukogude Liidu päevadest kuni 21. sajandi Vladimir Putini režiimini on riik järjepidevalt keskendunud tohutute summade kulutamisele maailma juhtivatele uuendustele. Korduvalt sõjalistel näitustel ja Punase väljaku paraadidel Putini armee on korduvalt demonstreerinud oma viimaseid $1 miljoni suuruseid projekte, alates hiiglaslikest põhilahingtankidest kuni tohutute rakettideni, mis suudavad lennata kiiremini ja kaugemale kui nende eelkäijad. See on olnud peamine viis, kuidas Venemaa on põlvkondade kaupa oma jõudu näidanud. Ta on kulutanud rohkem ja ehitanud suuremaid süsteeme kui peaaegu ükski teine riik maailmas, et hirmutada neid, kes võiksid talle vastu seista. Ja aastaid näis see strateegia toimivat. Isegi mõned maailma võimsaimad sõjalised jõud kartsid mõistetavalt Kremlit ärritada ja tunda suure Vene sõjamasina viha. Ja kui Putin andis 2022 aastal käsu Ukrainasse täielikult sisse tungida, laiem maailm eeldas loogiliselt, et Venemaa sõjavägi tormab üle kogu riigi, pühkides minema igasuguse vastupanu, mida Kiiev suudab kokku võtta. Muidugi, nagu me nüüd teame, nii ei läinud, sest Ukraina tegutses hoopis teistsuguse plaani järgi. See ei tuginenud suurimatele tankidele ega parimatele rakettidele. Isegi oma lääneliitlaste rahalise toetusega ei olnud Ukrainal piisavalt vahendeid, et võistelda Venemaa pidevalt kasvava sõjalise eelarvega. Seega pidi ta leidma palju odavamaid viise enda kaitsmiseks. Ta pidi tegema midagi, mis tundus võimatu. Neutraliseerima ja vastama maailma teise tugevaima sõjalise jõu tegevusele vaid murdosa selle eelarvest. Ta pidi välja mõtlema, kuidas peatada $1 miljoni väärtuses raketid õhutõrjega, mis maksab vaid 10 000. Peatada tohutud drooniparred ilma hiiglaslike tõrjerelvade varudeta. Hävitada ulatuslikud mehaniseeritud ründeüksused suhteliselt algeliste miinide ja tankitõrjerakettidega. Valdava enamiku riikide jaoks oleks see väljakutse olnud liiga suur. Paljud oleksid juba esimesel katsel läbi kukkunud ega suutnud peatada halastamatut Vene pealetungi, kuid mitte Ukraina. Ukraina julges uskuda võimatusse ning tänu visadusele, otsusekindlusele ja lõpututele töötundidele tegi ta selle võimalikuks. Nüüd lõikab ta selle vilju, sest hiljutine rünnak Mi-28 kopteri vastu on vaid üks näide sadadest teistest. Iga mööduva nädalaga ilmub uusi teateid Ukraina droonidest, mis hävitavad palju suuremaid ja väärtuslikumaid Vene varasid. See ei ole alati nii, et $500 droon hävitab $90 miljoni väärtuses lennuki. Mõnikord hävitavad $5000 droonid $1 miljoni väärtuses radareid või $25 000 Baba Yaga pommitajadroonid, mis tapavad tosin vaenlase sõdurit. Või 10 droonidest koosnevad parved, mis lasevad Vene naftarafineerimistehaseid õhku, põhjustades Kremlile hindamatuid rahalisi kaotusi. Numbrid varieeruvad, kuid need on peaaegu alati Ukraina kasuks. Näiteks 15. juulil Magyar jagas taas Telegramis uudist, et Ukraina drooniüksused tabasid edukalt vähemalt 20 Venemaa alust, mis sõitsid üle Aasovi mere. Laevant, mis väidetavalt kuulusid Venemaa varilaevastikku, mida Moskva kasutab rahaliste sanktsioonide vältimiseks ning nafta ja teiste ressursside eksportimiseks üle maailma, nende hulka kuulus 17 naftatankerit, 2 LNG-tankerit ja puksiir. Magyar jagas ka videomaterjali, mis tõestas laevade pihta tabamusi, näidates klippide kogumikku, kus FPV droonid sihivad oma sihtmärke. Ta ei andnud täpsemat infot, milliseid droone kasutati. Ja Ukrainal on tänapäeval nii mitmekesine arsenal, et on raske teada, milliseid üksusi konkreetsetes rünnakutes kasutatakse. Kuid paljude valmistamine maksab vaid mõni tuhat või isegi vähem, ning neid kasutatakse pidevalt sihtmärkide vastu, mis maksavad oluliselt rohkem. Mida rohkem neid rünnakuid toimub, seda halvemaks muutub olukord Venemaa jaoks, sest Ukraina kasutab lihtsat ja odavat tehnikat, et põhjustada kokku miljardeid dollareid kahju. See ei ole Kremlile jätkusuutlik ja just see ongi asja mõte. Viimase aasta jooksul on Ukraina selgelt mõistnud, et seda sõda ei võideta rindel. Seda ei võideta, kui üritada Venemaaga otse vastamisi minna ja lihtsalt võimalikult palju tanke ja sõdureid hävitada, sest Kremlil on alati rohkem tööjõudu ja ressursse varus, ootamas, et asendada need, kes on juba kõrvaldatud. Selle asemel võidetakse või kaotatakse see sõda hoopis rahanduse tasandil.
Kui Ukraina suudab muuta selle konflikti Venemaa jaoks võimalikult kulukaks, võib Kremlil lõpuks jääda vähe muud üle, kui oma väed tagasi tõmmata ja alustada rahuläbirääkimisi. ja kõige tõhusam viis seda teha ei ole kallite rakettide või soomukitega, vaid droonidega. Pole ime, et Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas just oma kavatsusest kahekordistada Ukraina droonide tootmisvõimsust järgmise 12 kuu jooksul. Hiljutiste Ukraina riikluse päeva pidustuste ajal Kiievis Zelenski tunnistas, et isegi teda on üllatanud, kui kiiresti tema riigi kaitsetööstus on suutnud tootmist suurendada. Ma mäletan, kui ma esimest korda avalikult teatasin riigi plaanist toota 1 miljon drooni aastas, nii Ukrainas kui ka välismaal oli palju skepsist. Nüüd saame öelda, et toodame 10 miljonit drooni aastas. 10 miljonit. Ja varsti saab neid olema 20 miljonit. Selle numbri tõi välja ka riigi kaitseministri asetäitja, härra Slav Banik, kes ütles hiljuti NATO parlamentaarsel assambleel, et Ukraina kaitsetööstusel on juba potentsiaal toota 20 miljonit drooni aastas, tingimusel, et see saab piisavalt rahastust ja toetust oma lääneliitlastelt. Banik lisas, et kaitsetööstus võiks toota ka tuhandeid rakette, nii kaugmaarünnakuteks kui ka õhutõrjeoperatsioonideks ja kutsus liitlasi üles riiki edasi investeerima, et aidata sellel oma ambitsioone saavutada. Paljud riigid on sellele üleskutsele vastanud. Näiteks Saksamaa on hiljuti teatanud 90 miljoni euro ehk 103 miljoni dollari suurusest rahastuspaketist konkreetselt selleks, et aidata Ukrainat. Soetada veelgi rohkem just neid samu Skyfalli ründedroone, mis hävitasid Mi-8 helikopteri 2025 aasta septembris ja Mi-28 vaid mõned päevad tagasi. Pakett katab 50 000 sellise FPV lahingdrooni maksumuse. Tõeline droonide armee, mis on valmis ja ootab, et Vene sihtmärkidele põrgu kaela tuua. Igaühel neist on potentsiaal hävitada. Helikopterid, soomukid, suurtükisüsteemid, kindlustused ja vaenlase elavjõud. Ja head uudised selle rünnaku kohta sellega ei piirdu. Selle aasta märtsis jõudis Skyfall uudistesse, kui selle Strike 10 Fiber võitis esikoha USA armee drooni ülemvõimu võistlusel, saavutades peaaegu täiusliku tulemuse 99,3 punkti võimalikust 100. Test toimus Fort Benningis, USA Georgia osariigis, kus USA armee esindajad hindasid iga süsteemi kvaliteeti ja jõudlust simuleeritud lahingutingimustes. Nii et Strike ei ole mitte ainult uskumatult taskukohane, vaid see on ka üks parimaid mitmekülgsemaid sõjalisi droone, mis tänapäeval olemas on, pälvides USA sõjaväe heakskiidu. Ja see on vaid üks osa sellest, mis on kiiresti saanud planeedi parimaks drooniarmeeks. Armee, kuhu kuuluvad sellised hinnatud uuendused nagu Luhtsi kaugmaa ründedroon, Wild Hornetsi nõela Interceptor, Baba Yaga pommitajad, Firepoint FP1 ning isegi mehitamata pinnadroonid rünnakuteks mereväe sihtmärkidele nagu Magiera V5 ja V7. Need erinevad tohutult suuruse, kiiruse, disaini ja võimekuse poolest, kuid kõik pakuvad uskumatut hinna ja väärtuse suhet ning see võib-olla on kõige olulisem osa üldse. Sest just nende droonide odav hind võimaldab Ukrainal neid nii lihtsalt toota ja tagab, et iga edukas rünnak on palju väärtuslikum. Ja Ukraina ei kasuta mehitamata vahendeid ka ainult õhus ja vees, et Kremlile kaost külvata. Seda videot vaadates näed, kuidas Kiievi üha võimsamaks muutuv maismaarobotite armee külvab segadust rindel tapmistsioonides. Venemaa varjas Donetskis midagi suurt. See oli peidetud hoonesse, mis oli spetsiaalselt valitud võimalikult märkamatuks. See, mida Venemaa üritas varjata, oli riigi sõjapingutuste jaoks ülioluline praegu kõige tähtsamas Ukraina sõjapiirkonnas. Eluliselt tähtis, asendamatu. Täidetud ainsa asjaga, mida Vene sõdurid vajavad oma rünnakute läbiviimiseks. Aga Ukraina leidis selle üles ja asendas selle tulekeraga. Tulekera, mis oli nii kuum, et tundus nagu oleks see välja kutsutud põrgu kõige süngematest sügavustest. Ja muidugi, just seda Ukraina tahtiski, et Venemaa arvaks. Operatsioon Põrgu on käivitatud ja Venemaa saab nüüd tunda, mis tunne on tõeline tulemöll. Venemaa arvas, et ta on kaval. Okupatsiooni all oleva Donetski südames asub Novo-Novombrozhivka asula. See asula, koos paljude teistega, oli saanud osaks suurest kütuseladude ja logistikasõlmede võrgustikust, mille Venemaa on loonud Donetski oblastis. Ja kõiki neid sihtmärke peeti kunagi Ukraina löökide jaoks kättesaamatuks. Siiski oli Venemaa valmistunud just selleks päevaks, kui see enam nii ei oleks. Novo-Novombrozhivkas oli oluline kütuselao peidetud silma alt ära. Selle asemel, et olla avatud alal, oli see peidetud tohutu tsemenditehase territooriumile. Kütus toimetati tehasesse raudteed mööda ning seda hoiti nii maa-alustes reservuaarides kui ka maapealsetes mahutites, mis kõik olid silma alt varjatud.
Venemaa hoidis pettust üleval, transportides kütust tehasest välja veoautodega, mis olid maskeeritud tsiviilsõidukiteks. Need veoautod viisid kütuse edasi peamistesse varustusladudesse, tagades, et Donetskis asuvatel Vene rünnakurühmadel oleks olemas kõik vajalik mehhaniseeritud rünnakute ja muude sõidukeid hõlmavate operatsioonide läbiviimiseks. Selle operatsiooni varjenja toimis mitu kuud. Kuni see enam ei toiminud. 12. juulil teatas Ukraina esimene Azovi korpus, et nad olid mitte ainult leidnud Venemaa salajase kütusebaasi, vaid olid sellele ka droonidega löögi andnud, mille tagajärjel põleb teadmata hulk Venemaa elutähtsat kütust. See rünnak oli osa laiemast rünnakust Novo-Ambrosivka vastu, mis kahjustas ka raudteeliine ja andis Putinile väga selge sõnumi, et logistiline sõlmpunkt, mida ta kunagi pidas kättesaamatuks, on nüüd väga selge sihtmärk. Azovi korpus nimetas selle rünnaku operatsiooniks Põrgu. Ja nii see juhtuski. Sellist rünnakut ei saa lihtsalt hetkeajal läbi viia. See polnud lihtsalt nii, et Azovi korpus leidis peidetud koha ja saatis siis droonid seda hävitama. Nagu korpus ise avalikustas Telegrami postituses, millega nad oma teo välja kuulutasid, operatsioon Põrgu nõudis kuid kestnud planeerimist ja jälgimist, enne kui Ukraina sai olla kindel, et neil on õige asukoht ning et nad suudavad maksimeerida nende droonide mõju, mida nad valmistusid saatma. Azovi korpuse liikmed ei saanud tehasesse sisse. See oleks nõudnud võitlemist läbi Vene okupantide lainete, mis oleks olnud enesetapumissioon. Selle asemel lendasid korpuse droonioperaatorid luurelende üle varjatud Vene kütusebaasi. Iga lend andis veidi rohkem teavet kui eelmine. Betoonitehase paigutus kaardistati, et tagada ründedroonide operaatoritele võimalus kiiresti tuvastada sihtmärgid, mida nad pidid tabama, kui neid kutsuti. Ka logistiline võrgustik, mis varustas tehast ja viis sealt välja, sealhulgas varem mainitud raudteeliinid, jälgiti ja kaardistati. Samuti suur osa toetavast infrastruktuurist, mis hoidis Vene kütusetehast töös. Kuude jooksul töötati välja plaan. Ukraina valis selleks tööks isegi ideaalse drooni, tehisintellektiga varustatud Hornet, mis on viimastel kuudel põhjustanud kaost keskmaa rünnakutel, hävitades Vene kütuse- ja varustusautosid üle kogu okupeeritud territooriumi. Seekord seisid need droonid silmitsi palju keerulisema ülesandega. Need olid ideaalne valik ja me selgitame mõne minuti pärast miks. Aga praegu jääme operatsioon Põrgu juurde. Kui plaan oli valmis ja relv valitud, oli Azovi korpus valmis ründama. Aga nagu me varem ütlesime, ei olnud see lihtsalt droonide saatmine kütuseveokite ründamiseks. Kõik algas raudteekraana abil. Mitmekihilise rünnaku esimene sihtmärk polnud sugugi tavaline kraana. See oli just see konkreetne kraana, mille Azovi korpus tuvastas, sest just seda kraanat püüaks Venemaa kasutada kahjustatud raudteerööbaste puhastamiseks, mis viisid varjatud kütuselaoni, mis oli peamine sihtmärk. Kraana hävitamine tähendas Venemaa aeglustamist ja see mõttelaad jätkus ka teise sihtmärgiga. Kui Azovi korpus jätkas, tabades vedurit, mis juba oli rööbastel. Raudteele ligipääsu tõkestamiseks anti kahekordne hoob. Rikkis vedur ei saanud enam teiste sisse sõita üritavate rongide eest ära liikuda ja kuna kraana oli rivist väljas, ei saanud seda isegi rööbastelt ära tõmmata. Võiks arvata, et järgmisena oli kütusehoidla, aga see pole õige. Azovi korpusel oli plaanis veel üks samm. Nende järgmine sihtmärk oli alajaam, mis varustas elektriga tsemenditehast, kus Venemaa kütust peideti. See oli geniaalne käik. Me võime ainult ette kujutada paanikat tehases, kui tuled kustusid. Vene sõdurid, kes veel hetk tagasi olid kindlad, et Ukraina ei tea isegi, mis tsemenditehases peidus on, said nüüd aru, et midagi on väga valesti. Ja kui nad paanikasse sattusid, teadmata mida edasi teha, siis just sel hetkel jõudis Azovi korpus uudistesse. Järgmine saabunud droonilaine sihtis kütusepaake ja raudteeliine, mis olid juba kuid varem hoolikalt kaardistatud. Venemaa ei saanud selle vastu midagi teha. Rünnak, mis oli sama ootamatu kui kõik eelnevad Ukraina algatatud rünnakud okupeeritud aladel, viidi läbi nii meisterliku täpsusega, et üks võtmetähtsusega Donetski kütusehoidlal polnud mingit võimalust. Kütusetooted on sõjaveri. Okupatsioonivägede varustamiseks kulutasid venelased palju aega logistikakeskuste võrgustiku rajamisele, uskudes, et need on Ukraina rünnakute eest kaitstud. Esimese Azovi korpuse droonioperaatorid muutsid vaenlase plaane, teatas korpus Telegramis. Samuti toodi välja, et sellel rünnakul on veel üks suur mõju, mis mõjutab Putini plaane Donetski suhtes. Osa Venemaa kütusevarustuse võrgustikust tuleb nüüd okupeeritud aladelt ümber paigutada Mandri-Venemaale. Donetski rindel olevate sõdurite jaoks tähendab see suuri viivitusi kütuse jõudmisel nendeni nende operatsioonide jaoks. Kas see aeglustab Venemaa rünnakute tempot? Ebatõenäoline. Putin on piisavalt kalk, et öelda neile sõduritele, et nad peavad ikkagi ründama või varustust tassima. Nad peavad seda lihtsalt tegema ilma sõidukiteta või ilma end kaitsmata Ukraina tapatsoontes. Kuidagi me ei usu, et see eriti hästi välja kukub. Hävitades Venemaa varjatud kütuselao,
on Ukraina samuti hukka mõistnud veel rohkem Putini käsilasi, täpselt nii, nagu Ukraina kavatses. ja pole ka nii, et need sõdurid poleks juba tundnud kütusepuuduse valu, mis on Vene armeed vaevanud. Varem juulis avaldas Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov, et Ukraina logistiline hävituskampaania on juba viinud selleni, et mõned Vene sõdurid on sunnitud kõndima kuni 30 kilomeetrit jalgsi, et jõuda rindepositsioonidele. Need on 30 kilomeetrit, kus Ukraina luuredroonid on pidevalt valves, samal ajal kui droonirünnakute operaatorid ootavad käsku rünnata kõike, mis liigub. Seetõttu näeme venelastel logistilisi probleeme. Näeme probleeme kriitilise taristuga, mis põhimõtteliselt mõjutab samuti vägede lahinguvõimet. Me näeme, et Vene vägede manööverdusvõime on häiritud. Me näeme, et logistika kannatab iga päev, ütles Fjodorov. Me näeme kindlasti kannatusi. Nüüd ei ole enam ainult Vene sõdurid lõunas, kes teevad jalgsi 10 kilomeetrite pikkuseid teekondi. Donetskis on väed, mida Putin vajab selle ühe territooriumi tüki vallutamiseks, mida tal on vaja, et väita mingitki võitu Ukraina üle. Just kütusest ilma jäetud. Nad peavad edasi ja edasi marssima. Paljud neist oma vältimatu surma poole. Ja lisaks sellele planeerimisele, mis selle võimalikuks tegi, on olemas droon, mida Ukraina kasutas rünnakute seeriaks Novombrissivkas. Me rääkisime teile varem, et Hornet oli selle töö jaoks ideaalne valik. See ongi põhjus. Hornet suudab tabada sihtmärke kuni 150 kilomeetri sügavusel, mistõttu on see olnud nii tõhus Ukraina logistika halvamise kampaanias. See suudab liikuda kaugele rindest ja tabada otse liikuvaid sihtmärke, nagu kütuseautod. Ausalt öeldes ei pandud neid võimeid Novombrissivkas isegi proovile. Kütuselao, mida Ukraina tabas, ei olnud liikuv sihtmärk. See jäi samuti Hornetite tegevusraadiusesse. Kraft teatab, et Azovi korpuse tabatud salajane rajatis asus vaid 16 kilomeetri kaugusel Venemaa riigipiirist. Ukraina Hornetid oleksid võinud teha mitu ringi ja neil oleks ikka veel piisavalt kütust jäänud, et oma rünnakud läbi viia. Tõsi, Hornet ei ole maailma kõige võimsam droon. See kannab 4,5 kilogrammist lõhkepead, kuid sellest piisas Venemaa kütuseveokite jaoks. Need on suhteliselt kergesti haavatavad sihtmärgid ja piisab 1 või 2 plahvatusest, et suur kogus kütust leekidesse tõuseks. Kuid mis teeb Horneti tõeliselt eriliseks, on selle tehisintellekti kasutamine, mis on rakendatud täiustatud juhtimisalgoritmide näol, võimaldades droonil liikuda nii kaugele kui vaja, ilma et peaks segajate pärast muretsema. See sama algoritm võimaldab Hornetil ka sihtmärkide tuvastamist ja jälgimist automatiseerida. See tähendab, et kõik, mida Azovi korpus pidi tegema, oli sisestada drooni õiged sihtmärgid ja lasta algoritmil ülejäänu ära teha. See on automatiseeritud sõjapidamine oma kõige laastavamas vormis. Horneti nõel on just tunda andnud igale Vene sõdurile, kes toetus salajasele Donetski kütusebaasile. Ja kui tsemenditehas, mida Venemaa arvas end nii kavalalt kasutavat kütuse varjamiseks põles, olid Ukrainal veel teisedki raudad tules. Donetski tehase hävitamine tähendas, et okupeeritud aladel polnud enam kütust. Ukraina täiendas seda veel ühega, mis asub üle 800 kilomeetri kaugusel, muutes Venemaa kütuseprobleemid veelgi hullemaks. Aga enne kui sellesse süveneme, see on sõjasaade. Kui sa pole veel kanalit tellinud, siis võta hetk, vajuta nuppu ja pane märguannete kelluke tööle, et näha rohkem meie igapäevaseid videoid. Samal päeval, kui Azovi korpus avalikustas, et oli Horneti droonidega ühe Venemaa suurima saladuse paljastanud, tuli välja veel üks uudis. Umbes 800 kilomeetri kaugusel Ukrainast olid droonid tabanud mitu korda Sizrani naftatöötlemistehast Samara oblastis. See rafineerimistehas on varemgi sihtmärgiks olnud ja põhjusega, sest see suudab igal aastal rafineerida umbes 8,9 miljonit tonni toornaftat kütuseks ja muudeks naftapõhisteks toodeteks. Aga seekord tegi Ukraina rohtem kui lihtsalt sundis rafineerimistehast ajutiselt sulgema. Ukraina droonid olid nii täpsed, et analüütikute arvates said pihta kõik peamised rafineerimisseadmed, mis võib viia Sizrani tehase tootmisvõimsuse täiesti nullini. Euromaidani press annab sellest üksikasjaliku ülevaate. Nende teatel algas Ukraina rünnak 11. juuli öösel ja jätkus 12. juuli varahommikuni. Kell 4:30 olid jälgimiskanalid, sealhulgas Supernova Plus ja XLM Plus, andisid rünnakust teada, jagades kaadreid leekidest ja tohututest suitsupilvedest, mis tõusid Venemaa suurimatest rafineerimistehastest. Ei läinud kaua aega, kuni rünnaku asukoht kaardistati. Avatud allikaga luurekanali Cyber Boroshno andmetel näib, et Ukraina rünnak Sizranile viidi läbi pika tegevusraadiusega FPV droonidega ja need droonid tabasid 3 töötlemisseadet, mida tehas vajab oma töö tegemiseks. Tabamuse saanud seadmete hulgas oli ka AVT5 esmase töötlemise seade, ütleb kanal. See üks seade töötleb aastas 2,6 miljonit. 8,9 miljonist tonnist naftast, mida Sizran töötleb, mis moodustab umbes 30% tehase võimsusest. Ka AVT6 seade, mis töötleb ülejäänud.
6,3 miljonit tonni sai tabamuse. Ja tundub, et Ukraina droonid tabasid ka tehases asuvat LCH-35 11600 katalüütilist reformerit, mida kasutatakse bensiini jaoks vajalike komponentide tootmiseks. Kui need raportid on õiged, siis näeme kahte asja. Esiteks, Ukraina droonid muutuvad iga nädalaga täpsemaks. Nii palju, et Venemaa ei saa enam usutavalt kasutada oma tavapärast droonirusude ettekäänet, sest on selge, et Ukraina on tabanud täpselt neid sihtmärke, mida ta soovis tabada. Ja teiseks, kogu see Zrani rafineerimistehas on äsja rivist välja löödud. 100% selle nafta töötlemisvõimsusest on hävitatud ja võib kuluda nädalaid või isegi kuid, enne kui Venemaa suudab tehase isegi osaliselt taas tööle panna. Lõppude lõpuks ei ole Venemaal sugugi lihtne saada kätte kõiki neid komponente, mida on vaja nende hävitatud töötlemisseadmete parandamiseks või taastamiseks, kui lääne sanktsioonid on kehtestatud just selleks, et takistada Venemaal nende komponentide ostmist. Me kasutasime väljendit 1-2 kombinatsioon, kirjeldamaks, kuidas Azovi korpus hävitas esmalt raudteeinfrastruktuuri ja seejärel kütuse peidetud Donetski rajatises. Me võime seda väljendit siin uuesti kasutada. Ukraina andis tugeva löögi oma Donetski rünnakuga ja järgnes sellele võimsa hoobiga, mis hävitas Venemaa kütuse ühes selle allikatest. Just seda me siin näeme. Kihilised löögid, mis tabavad Venemaa kogu tarneahelat, alates allikast kuni nende veokiteni, mida kasutatakse kütuse vedamiseks. See kõik avaldab Venemaale tohutut mõju. Kütusekriis on täies hoos ja pole ühtegi Venemaa piirkonda, mis ei kannataks. Palju on räägitud sellest, kuidas Ukraina kesk- ja kaugmaa rünnakud põhjustavad kütusepuudust, mis mõjutab Vene tarbijaid ja sellest tulekski palju rääkida. Need puudused suurendavad survet Putinile, sest paljud venelased on oma väidetava tugeva kaitsjaga väga pahased. Bensiinijaamade järjekorrad kogu Venemaal ulatuvad nüüd miilide pikkuseks ja paljud inimesed, kes ootavad tundide kaupa, avastavad lõpuks, et tanklad on tühjad ning nad peavad minema mujale, et uuesti järjekorda seista. Mõned oportunistlikud venelased hoiavad endale kohti järjekorras ja müüvad neid siis kütust vajavatele meeleheitel inimestele kuni $460 eest. Kõik need kütusepuudused rikuvad meeleolu Venemaal. The Independenti Aleksandr Titov teatas sellest 10. juulil. Olen alates 2022 aastast igal aastal Venemaal käinud ja meeleolu on selgelt muutunud. 2022 aastal oli kõik seotud ellujäämise ja uue sanktsioonide ning sõjareaalsusega kohanemisega. Järgnevatel aastatel toimus stabiliseerumine ja kasvas optimism majanduse kohanemisvõime suhtes. Siiski, aastaks 2026 räägiti majanduslangusest juba enne, kui praegused kütusepuudused tekkisid. Titov kirjutab, see kõik on osa Ukraina surveplaanist Putini vastu. Kuid Donetski rünnakuga näeme, et Ukraina eskaleerib oma kampaaniat, et tekitada Venemaale kütusekriis. Nüüd ei tunne seda enam ainult tavaline inimene, kes seisab bensiinijaamas järjekorras. Rindejuunel olevatelt sõduritelt võetakse nende rünnakute elujõud käest ära. Idee on lihtne. Kui katkestada sõjaväe kütusevarustus, halvab see Vene sõjamasina. Ukraina on oma kütusekampaaniat tõhustanud. Nüüd rünnatakse kütusetankereid Azovi merel, et takistada bensiini ja diislikütuse jõudmist Krimmi ja okupeeritud aladele mandril. Me just nägime, kuidas Ukraina viis läbi hästi planeeritud rünnaku varjatud kütuselao vastu Donetskis. EU Observer teatab, et paljudes piirkondades ei saa isegi Vene sõdurid tanklatest kütust. Ja kui Ukraina jätkab eskaleerimist samas tempos, siis varsti ei saa need sõdurid ka rindel kütust. Võib-olla see juba toimubki. Sa ei tee 30-kilomeetriseid jalgsi matku, nagu Fjodorov mainib, kui sul oleks kütust küllaga. Kütusest ei jää ilma ainult tsiviilisikud praegu. Kütusest jääb ilma kogu Vene sõjavägi. Numbrid ei valeta. Vene sõdurid kõrvaldatakse kütuseprobleemide tõttu kiiremini kui ühelgi teisel hetkel. 2026 aastal. Viimase 24 tunni jooksul kuni 13. juulini kaotas Venemaa hinnanguliselt 1600 sõdurit, teatab Pravda. Ja mõtleme, kui paljud neist sõduritest sunniti rindele jalgsi minema, selle asemel, et sõita, ja sattusid siis Ukraina drooni otsa. Juunis kaotas Venemaa peaaegu 40 000 sõdurit, kuna nende logistika lagunes ja sõdurid muutusid haavatavamaks kui kunagi varem. Me näeme siin Ukraina tekitatud kütusekriisi kaudset mõju. Ükkhaaval laguneb Putini kogu sõjamasin koost. Ja siis on veel Donetsk. Putin tahab, et Donetsk langeks võimalikult kiiresti. Ta on seda juba aastaid öelnud, alates sellest ajast, kui Venemaa alustas oma agressioonikampaaniat Ukraina vastu 2014 aastal. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütleb, et Putin on seadnud Donetski ja kogu Donbassi langemiseks 15 tähtaega, millest enamik on juba möödunud ilma tulemusteta. Viimane neist Kremli poolt seatud tähtaegadest on 31. detsember. See järgneb varasematele. 2026 aasta tähtaegadele. 31. märtsile, see ei õnnestunud. Ja 1. septembrile.
millest Putin näib olevat juba ammu loobunud, enne kui me sinna jõuamegi. Tähtaegadel pole tähtsust. Al Jazeera ütleb, et Venemaa praeguse edenemistempo juures kulub ülejäänud Donetski hõivamiseks veel 5150 päeva, ehk umbes 14 aastat. Tõenäoliselt on Putin selleks ajaks surnud. Kütus, mis põleb varjatud laos vähem kui 20 kilomeetri kaugusel rindest, ei aita Venemaad kuidagi. See tähendab järjekordset aeglustumist. See tähendab, et rohkem sõdureid on sunnitud liikuma jalgsi läbi tapatsoonide. Ja mis kõige tähtsam, see tähendab, et Putini Donetski fantaasia on hävitatud. Venemaa ei valluta Donetskit. Vähemalt mitte niipea. Ja kui Putin püüab aru saada, mis edasi saab, liigub Azovi korpus edasi. Tõenäoliselt on neil juba rohkem luuredrooni õhus, mis otsivad järgmist sihtmärki, mida Venemaa on püüdnud varjata ja mida Ukraina ei peaks suutma tabada. On olemas vana ütlus. Petad mind korra, häbi sulle. Petad mind 2 korda, häbi mulle. Kui Vladimir Putin oleks võimeline häbi tundma, voolaks see praegu läbi tema keha. Venemaa sai just alanduse osaliseks Kurski piirkonna lennuväljal. Seal peitis Venemaa üht oma hävituslennukit ühe riigi parima õhutõrjesüsteemi taha. Ukraina hävitas mõlemad. Kõigepealt ühe, siis teise. Peatamatu relv on maani maha põletatud ja Venemaad on droonirünnakute käigus 2 korda ninapidi veetud. See on piinlik. Alandav. Aga see ongi viimasel ajal Venemaa jaoks tavaline nähtus. Me suundume Kalino lennuväljale, mis asub umbes 7 kilomeetrit Kurski kesklinnast ida pool. See oblast võib tunduda tuttav. See oli Venemaa suurim alanduse paik Ukraina sõjas siiani, kui Ukraina alustas 2024. Aasta augustis vastu sissetungi, mille tulemusena vallutati mitusada ruutkilomeetrit Vene territooriumi. Kuigi see sissetung tõrjuti lõpuks tagasi, muutis see Kurski, mis on piiriala, üheks kõige haavatavamaks oblastiks kogu Venemaal. Ja nüüd on talle taas näkku hõõrutud paika, kus Putin sai oma suurima häbi osaliseks. Alates sissetungi alustamisest on Venemaa muutnud Kalino 2-otstarbeliseks lennuväljaks. Siil asub Kurski Vostočnõi lennujaam, kuid Kalinos on peidetud ka sõjaväebaas, mis toetab Venemaa lennundustegevust. Seda lennubaasi kaitsevad Venemaa kõige arenenumad õhutõrjesüsteemid ning siin baseeruvad hävitajad ja pommitajad, mis on suure osa sõjast tulistanud rakette ja liukpomme Ukraina pihta. Ukraina pidi selle baasi suhtes midagi ette võtma ja 21. juulil tuli uudis, et nad olidki seda teinud. Põhitõed on karmid. Ukraina. 15. eraldiseisev suurtükiväe luurebrigaad, mida tuntakse ka kui Must mets, viis läbi surmava droonirünnaku, mis hävitas 2 Venemaa kõige väärtuslikumat relva. Plahvatustes hävis MiG-29 hävituslennuk, mis on Venemaa jaoks juba piisavalt piinlik. Kuid veelgi hullem on see, et Ukraina droonid hävitasid ka Pantsir S1 õhutõrjesüsteemi, mis pidi lennukit kaitsma. Ühe hoobiga hävitas Ukraina 2 kõrge väärtusega sihtmärki, kuna Venemaa kaotas lahingulennuki ja lühimaa õhutõrjesüsteemi, mis pidi kaitsma Kalino lennuvälja just sellise ohu eest, nagu Ukraina just saatis. Mõtle sellele korraks. Õhutõrjesüsteemi kogu mõte on hävitada lähenevad raketid või droonid. Venemaa paigaldas oma Pantsir S1 Kalino lennuväljale, arvates, et see teebki just seda. Aga ei teinud. Just see relv, mis pidi Ukraina droone peatama, hävitati nende samade droonide poolt. Ja see avas ukse järgmiseks rünnakuks, mis hävitas MiG-29. Nagu me ütlesime, alandav. Rünnakus teatas Ukraina kindralstaap Telegrami postituses, ähvardades, et neid tuleb veelgi. Selle postitusega tuli kaasa ka video, mis näitas rünnakuid nii detailselt, et Venemaa ei saa eitada nende toimumist ega kasutada oma tavapärast droonirusude ettekäänet, miks Ukraina droonid suutsid jõuda järjekordse Vene baasini ja tabada väärtuslikke sihtmärke. Umbes 50 sekundit kestev videomaterjal algab luure- ja planeerimistöö lõikudega, mis eelnesid rünnakule. Näeme, kuidas baas tuvastatakse, samuti MiG-29 ja Pantsir S1 õhutõrjesüsteemi, mida Ukraina hiljem sihtmärgiks võtab. Näeme leekides MiG-29. See on nii selge märk edukast rünnakust, kui keegi üldse soovida võiks. Kuid tõeline tipphetk saabub viimastel sekunditel. Ukrainlaste drooni vaatepunktist filmitud kaadrid näitavad, kuidas Pantsir S1 on sihikul. See on üks Venemaa parimaid õhutõrjesüsteeme. Võiks arvata, et see süsteem pöörleb ringi ja tulistab drooni pihta rakette, kuid ei. Droon läheneb, samal ajal kui õhutõrjesüsteem näib olevat täiesti teadmatuses. Kaadrid lõpevad vahetult enne, kui droon tabab. Kuid sõnum on selge. Mitte ainult ei suutnud Venemaa Pantsir S1 kaitsta MiG-29 teed, vaid see oli nii kasutu, et ei paistnud isegi suutvat Ukraina droonile reageerida. Kas see oli päris süsteem? Peibutis? Kas sellel on üldse vahet? Pealkiri on see, et Ukraina ründas just Kurski lennubaasi, mis peaks olema väga hästi kaitstud, ja Venemaa ei suutnud midagi ette võtta. Valu muutub veelgi suuremaks, kui hakkame numbritesse süvenema. Asi pole ainult selles, et Venemaa kaotas 2 olulist relva. See on juba iseenesest piinlik. Aga kui me ütlesime, et need relvad on suure väärtusega, siis me mõtlesimegi seda. Üks ainus MiG-29 hävituslennuk ajal, mil neid Nõukogude ajastu lennukeid veel ehitati, maksis Venemaale umbes
$25 miljonit. Üks Pantsir S1 maksab umbes $20 miljonit. nii et Venemaal tuli just vastu võtta kokku $45 miljoni suurune kahjum tänu Ukraina droonide laastavale kahelöögile. Ja ära unusta, et droonid, mis selle kahju tekitasid, maksid vaid murdosa sellest summast. Ukraina pole küll kinnitanud, milliseid droone ta Kurski rünnakul kasutas. Võime eeldada, et selle rünnaku maksumus jäi kõige rohkem madalasse 6-kohalisse summasse, mis tähendab tohutut investeeringu tasuvust. Ja see kõik ei arvesta veel nende varade kaotamise laiemat operatiivset mõju. Kalino on nüüd haavatavam kui varem, sest ta kaotas oma Pantsir S1 õhutõrjesüsteemi, mis tähendab, et tulevikus jõuavad Ukraina droonid tõenäolisemalt sihtmärkideni. Lisaks tähendab MiG-29 kaotus, et Venemaal on üks platvorm vähem, millelt rakette ja liukpomme välja lasta. See tähendab, et Ukrainale tehakse vähem kahju ja kui Ukraina ei ole õhurünnakute all, saab ta keskenduda rohkem Venemaale maapealsete kaotuste tekitamisele. Seega ei olnud 21. juuli Venemaa jaoks just kõige parem päev. Aga nüüdseks tead juba, kuidas Ukraina rünnakud toimivad. Ukraina keskendub harva ainult ühele asukohale ja nii oli ka seekord. Kui varustus Kalinos põles, tabasid Ukraina droonid tugevalt ka teisi kohti Venemaal ja okupeeritud aladel. Euromaidan Press annab täieliku ülevaate. Horlis, mis asub okupeeritud Hersoni piirkonnas, hävitas Ukraina Bussol S radarijaama. Seda jaama ei kasutatud Vene õhutõrje abistamiseks. Selle asemel kasutab Vene sõjavägi seda meresihtmärkide jälgimiseks, tõenäoliselt Mustal merel ja Dnipro jõel. See on rannikuseiresüsteem ja nüüd, kui see on hävitatud, ei suuda Venemaa tuvastada Ukraina meredroone, kui need liiguvad Krimmis okupeeritud aladel asuvatele positsioonidele. Luhanski oblastis hävitas Ukraina laskemoonalao Kundrjuša lähedal ja logistikalaadu Davidivska lähedal Donetskis. Zaporižja oli samuti sihtmärgiks, kuna Ukraina droonid hävitasid 2 juhtimispunkti, ühe Kamjanskes ja teise Komaris. Ja see pole nii, et Kurskil polnud ainult lennuväli, mille pärast muretseda. Ukraina droonid tabasid ka logistikaladu Popovo-Popovolotši lähedal Kurski oblastis. Kokkuvõttes oli see Venemaa jaoks õhuterrori ja õhutõrje läbikukkumise öö. MiG-29 ja Pantsir S1 olid tõelised tõmbenumbrid, kuid need polnud kogu etendus. Tundub, et Ukraina on muutnud Vene lennuväljade sihtimise harjumuseks. Vaid mõned päevad enne Kalino rünnaku väljakuulutamist teatas Ukraina, et täppisdroonide operatsioon okupeeritud Krimmis asuva Saki lennuvälja vastu oli samuti edukalt läbi viidud. Selles rünnakus, mis tabas Ukrainale juba tuttavat sihtmärki, hõlmas täiustatud Hornet-tüüpi droonide kasutamist, mida Ukraina on kasutanud oma logistika sulgemise kampaanias, mille eesmärk on Krimmi isoleerida. Su-24M süttis põlema, jättes Venemaa nädala jooksul ilma 2 oma hävituslennukist. Kas seda Horneti uut versiooni kasutati Kurskis või kasutas Ukraina mõnda teist drooni? Ukraina ei ütle seda, tal polegi vaja öelda. Põlev MiG-29 ja hävitatud Pantsir S1 ütlevad kõik, mida Ukraina peab ütlema. Aga nüüd oleme valmis sügavamale minema. Miks on nende kõrge väärtusega sihtmärkide hävitamine oluline ja mida tähendab Ukraina rünnak Venemaa jaoks sõja laiemas kontekstis? Neile küsimustele vastame kohe. Kõigepealt, te vaatate sõjasaadet. Kui te pole veel tellinud, nüüd on ideaalne aeg vajutada nuppu ja teavitused sisse lülitada, et ei jääks ilma sellest, mis meil järgmisena tulemas on. Tuleme tagasi nende 2 süsteemi juurde, mille Ukraina Kalinos hävitas. Te juba teate, et MiG-29 ja Pantsir S1 on rahaliselt väga väärtuslikud sihtmärgid. Nende rünnakutega on Vene sõjakassasse just tekitatud veel üks mitme miljoni dollari suurune auk, kuid nende relvade tõeline väärtus peitub nende võimekuses. Nüüd me ei hakka teile ütlema, et MiG-29 on mingi maailma vallutav hävituslennuk, mis kuulub parimate hulka, mida ükski riik suudab välja panna. Kaugel sellest. Hävituslennuk, mis pärineb Nõukogude ajast, MiG-29, loodi 1970-ndatel õhuülekaalu hävitajaks ja oli mõeldud vastuseks tollal uuele F-15-le, ütleb Odin. Sellel lennukil on umbes 20 varianti ja pole selge, millist neist Ukraina Kalinos tabas. Kuid olulised näitajad on see, et sellel hävituslennukil on lahinguraadius 1500 kilomeetrit, kui see on varustatud väliste kütusepaakidega. Suudab saavutada tippkiiruseks 2400 kilomeetrit tunnis ning sellele saab paigaldada erinevaid rakette ja pomme. Ainult, et enamik sellest ei oma tegelikult tähtsust, kui rääkida sellest, kuidas Venemaa kasutab MiG-29-sid Ukraina vastu. Kuigi Venemaal on hävituslennukite osas tohutu arvuline ülekaal, kasutab Venemaa enamikku oma hävitajatest selleks, et tulistada Ukrainasse rakette ja liukpomme rindejoone tagant. Ja nagu näeme Kurskis, siis ideaalis väljaspool Ukraina territooriumi. Selleks on hea põhjus. Venemaa proovis sissetungi alguses saata hävituslennukeid Ukrainasse, aga nägi, kuidas 10 neist lennukitest tulistati alla, kui nad üritasid Ukraina sihtmärkide pihta pommirünnakuid. Siiani on Venemaa kaotanud Ukraina vastu 438 lennukit, millest suur osa kaotati esialgsetel katsetel saavutada traditsioonilist õhuülemvõimu. MiG-29 koos paljude teiste Vene hävitajatega kuulusid nende esialgsete kaotuste hulka ning Venemaa pidi kiiresti kohandama oma hävituslennukite kasutusviisi, et need üldse mingit mõju avaldaksid. Nii tuligi Venemaa välja strateegiaga pommitada rindejoone tagant. Sellel on eelis, et Venemaa hävituslennukid jäävad Ukraina õhutõrje ulatusest välja, kuigi miinuseks on see, et need lennukid peavad paiknema lennuväljadel, mis on Ukrainale piisavalt lähedal, et nad saaksid oma rakette ja liukpomme välja lasta.
Sellegipoolest on Venemaa valmis selle kompromissi tegema, eriti arvestades liukpommide tõhusust siiani ning mõnes ringkonnas valitsevat usku, et liukpommirünnakud hakkavad määrama sõja järgmist faasi. Vähemalt nii väidab Forbes. 1. juuli artiklis kirjutas Vikram Mittal, et liukpommid asendavad järk-järgult traditsioonilist suurtükiväge kui peamist vahendit kindlustuste survestamiseks. See kehtib mõlema poole kohta. Venemaa jaoks võimaldavad pidevad liukpommide väljalaskmised pommitada Ukraina asulaid kaugelt, kasutades vanu FAB-pomme, mis on tiivakomplektidega ümber ehitatud, andes neile suurema ulatuse ja täpsuse. Mis on sellel pistmist MiG-29-ga, mille Ukraina just hävitas? See hävituslennuk baseerus Kurskis, mis on piiriäärne piirkond. On praktiliselt kindel, et Venemaa kasutas nüüdseks hävitatud hävitajat oma õhurünnakute strateegia osana, võib-olla keskendudes Suumule ja teistele lähedal asuvatele piirkondadele. Selle hävitamisega andis Ukraina löögi õhustrateegiale, millele Venemaa on üha enam toetunud. Lisaks saatis Ukraina sõnumi, et ükski Kalinosse saadetud hävitaja pole turvaline, mis võib sundida Venemaad teisi lennukeid tagasi tõmbama. See omakorda piirab raketi- ja liukpommi kampaania mõju. Siis on veel Panzer S1. Me nimetame seda õhutõrjesüsteemi üheks tähtsaimaks, mis Venemaal arsenalis on, sest teoorias see peaks olema üks tõhusamaid Ukraina droonide vastu. Piisavalt kompaktne, et seda saaks paigutada veoauto peale ja hõlpsasti positsioonile viia, on Panzer S1 peamine tugevus. Selle mitmekülgsus süsteem ühendab raketid kahe automaatse 2A3 30 mm õhutõrjekahuriga, mis annab sellele erakordselt suure hävitamise tõenäosuse. Armee tehnoloogia andmetel jääb see tõenäosus kuskile 70 ja 95% vahele. Nüüd, kas see põhineb kontrollitavatel tulemustel või Venemaa väidetel, pole selge. Kui Panzer S1 on täielikult laetud, on selle kahuritel umbes 1500 padrunit laskemoona, mis võivad olla soomust läbistavad. Killu- või lõhkepeaga padrunid kahuriid suudavad tulistada 700 lasku minutis ja nende laskekaugus on 4 kilomeetrit. Süsteemil on kaasas ka 1257 E6 õhutõrjeraketti. Meie mõte pole siin tulejõus, vaid mitmekülgsuses. Panzer S1 peaks suutma toime tulla kõigega, mida Ukraina tema pihta tulistab, alates rakettidest kuni droonideni, kuna sellel on nii lai valik laskemoona, mida kasutajad saavad vastavalt olukorrale kombineerida. Ja ometi ebaõnnestus Panzer S1 Kalinos. Me teame, et Ukraina on välja töötanud strateegia pantsiiride hävitamiseks. Ukraina on regulaarselt kasutanud terveid droonide parvi nende süsteemide vastu. Idee on siin lihtne. Luuakse nii palju sihtmärke, et pantsiir ei tea, kuhu tulistada. Või kui teabki, siis ei suuda piisavalt tulistada, et kõike peatada enne, kui mõni droon tabab. Kuid Kalinos ei paistnud asi nii olevat. Võimalused on, et baasis paigaldatud Panzer S1L polnud radarit. Või oli radar rikkis ega suutnud Ukraina drooni jälgida. Teine võimalus, mis on Venemaa jaoks palju murettekitavam, Panzer S1 ei pruugi lihtsalt olla nii tõhus, kui räägitakse, kui asi puudutab droonirünnakute tõrjumist. On vihjeid, et just see võibki tõsi olla. Veebruaris teatas Pravda, et Ukraina rünnakud 2025 aastal vähendasid Venemaal saadaval olevate pantsiir õhutõrjesüsteemide arvu poole võrra. See tähendab, et ühe aastaga on 50% varudest kadunud, mis viitab sellele, et Panzer S1 ei ole nii võimekas, kui Venemaa tahaks maailmale näidata. Pantsiirsüsteemide hävitamisel oli strateegiline eesmärk, nagu Ukraina SSU-ga märkis, kui ütles, seetõttu on pantsiirsüsteemide süstemaatilisel hävitamisel strateegiline eesmärk, et murda läbi vaenlase õhutõrjest ja luua koridorid, et rünnata sihtmärke sügaval tema tagalas. See võimaldab Ukraina kaitseväel tõhusalt tegutseda sõjaväebaaside, ladude, lennuväljade ja teiste okupandirajatiste vastu. Aga tõeline uudis siin on see, et 50% süsteemidest on hävitatud. See ütleb meile kõik, mida peame teadma Panzer S1 kohta. Hoolimata sellest, et tegemist on ühe Venemaa kõige arenenuma lühimaa õhutõrjesüsteemiga, ei ole see lihtsalt piisavalt hea, et peatada Ukraina pidevalt arenevaid droone. Kalino tõestas seda vahetult. Ja Venemaale on osaks saanud alandav löök, kus järjekordne kallis õhutõrjesüsteem hävitati drooniga, mille ehitamine maksis vaid murdosa sellest summast. Venemaa pantsirikaotused on nüüdseks nii ulatuslikud, et neid on sunnitud asendama hübriidsüsteemidega, mis ühendavad erinevat tüüpi rakettide maapealseid heiteseadmeid. See on märk sellest, et Venemaa ei kaota mitte ainult Panzer S1-id, vaid ei suuda neid ka asendada. Ukraina lihtsalt kurnab seda üha enam ja iga pantsiiri hävitamine muudab Venemaa veelgi haavatavamaks. Mida see kõik Venemaa jaoks tähendab? Sõja suuremas plaanis on MiG-29 ja Panzer S1 hävitamine Vene lennubaasis küll piinlik, kuid vaevalt, et see sõja lõpetab. Veelgi murettekitavam Putini jaoks on see, et see rünnak näitab, kui ebapiisavad on Vene õhutõrjesüsteemid. See puudutab kaugelt rohkem kui ainult pantsiiri. See kehtib iga süsteemi kohta, mis Venemaa arsenalis on. Thomas Withington, kes on Royal United Services Institute'i sõjateaduste teadur, selgitab probleemi. Venemaa õhutõrjesüsteemid ei ole lihtsalt oma ülesannete kõrgusel. See on väga selge. Need ei ole varustatud sellist tüüpi rünnakute tuvastamiseks, jälgimiseks ega tõrjumiseks. Ja kui Venemaa õhutõrjesüsteemi ei tehta põhjalikku ümberkujundamist, jääbki see nii, kinnitab Withington. Teisisõnu, droonid on probleem, millega need kaitsesüsteemid hakkama ei saa.
ja see probleem ei kao kuhugi. Ja kui teil on selle kohta tõendeid vaja, siis toome ühe numbri. 174. Just nii palju Vene õhutõrjesüsteeme hävitati 2026 aasta esimese 5 kuu jooksul. See läks Venemaale maksma 5,4 miljardit, teatas United24 Media 5. juunil. Lisaks sellele õhutõrjeprobleemile on Venemaa kaotanud ka MiG-29, mida ei saa asendada. Asi pole selles, et Venemaa ei suudaks hävitajaid ehitada, vaid selles, et MiG-29 tootmine on juba ammu lõpetatud. Kui Venemaa saadab Kalinole uue lennuki, võib see olla kallim mudel, mis on kaotamiseks liiga väärtuslik. Või siis veel üks MiG-29 nende olemasolevatest ja vananevatest varudest. Kumbki variant pole Venemaa jaoks ideaalne. Venemaa ei taha riskida kaasaegsemate hävitajatega suhteliselt lihtsa ülesande nimel, milleks on rakettide ja liukpommide laskmine. Kuid iga alla kukkuv Nõukogude ajastu lennuk vähendab nende hävitajate varu, mida Venemaal selle ülesande täitmiseks kasutada on. Kõike seda raskendab veel üks probleem. Ukraina droonid muutuvad aina paremaks, samal ajal kui tundub, et kogu Venemaa kaitse on jäänud ajastusse, mil droonisõda veel ei domineerinud. 17. juulil teatas United24 Media, et Ukraina droonid alates eesliini FPV-dest kuni sügavale ulatuvate UAV-deni on ületanud 1 miljoni rünnakupiiri 2026. aastal. Selle tempoga tundub tõenäoline, et Ukraina jõuab aasta lõpuks 2 miljoni droonilöögini, eriti kuna need relvad moodustavad nüüd 90% kõigist Ukraina sooritatud löökidest. Lähenemine, mis töötas Kalinos, näib töötavat kõikjal. Ja on mõistlik, et Ukraina toetub sellele strateegiale üha enam, kui aasta edasi liigub. Tehnoloogia poolelt paljastab Wall Street Journal, et Ukraina sõdurid saavad nüüd satelliitluureandmeid reaalajas, mis võimaldab neil sihtmärke tuvastada ja rünnakuid korraldada palju kiiremini kui kunagi varem. Võib-olla nägimegi seda Kalinos. Võib-olla näitas satelliitluure Ukrainale, et MiG-29 oli paljastatud ja nad saatsid kohe droonid selle hävitamiseks. Võimalused tekivad kiiremini kui kunagi varem ning Ukraina näitab pidevalt, et suudab reageerida surmava jõuga. Üks asi on kindel. Venemaa on taas kord alandatud, kui ta üritas peita hävituslennukit ühe oma parima õhutõrjesüsteemi taha, kuid mõlemad hävitati. Ja piinlikkus jätkub. Vähemalt need sihtmärgid hävitati droonidega. Sellest saab Venemaa aru, isegi kui see neile ei meeldi. Kuid mujal kasutab Ukraina aiaposte, et rindelõiku ümber kujundada segaduses. Vaata meie videot, et teada saada, mida me mõtleme. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida meie sõjasaadet, sest kajastame kõiki olulisi Ukraina lööke Venemaa vastu. Aitäh vaatamast!